No nii, nüüd on ametlik pauk antud. Nõnda, ühesõnaga räägime sellest, kuidas jõuda millegi tahtmisest millegi tegemiseni. Ja mul on ette valmistatud meie kõigi jaoks ka väike selline materjal, mida saab endale kaasa ka. Ehk siis kõik tänased asjad, ma mõtlesin, ma täna slaide ei tee, slaidid on natuke juba, slaid on tehtud ka elus. Täna mul on selline Google Doc tehtud ja ma panen selle lingi kohe siia Zoomi vestlusesse. Kõik, kes tahavad, saavad siis selle endale ka hankida. Nüüd, see tähendab siis seda, et muuta seda dokumenti ei saa, sest muidu muutub ta kõigi jaoks. Küll aga, mis saab teha, on see, et saab sellest teha koopia ja koopia nii-öelda on sinu omand, jääb sinu drive'i ja ükskõik, kas keegi seda kunagi muudab või mitte, see ei kao sinu jaoks ära. Ehk siis, kui ma suudan nüüd välja mõelda, kuidas ekraani jagamise ajal siiski midagi vestlusesse panna, siis on kohe link tulemas ja link on tulemas siia. Nõnda, katsuge see lahti klõpsata ja andke mulle vestlusesse märku, et kas avanes või ei avanenud. Ja samuti, kui ma õigesti eeldan, siis võiks olla minu ekraani praegu näha, võiks olla selline Google Doc, kus on kirjas tahtest tegudeni. Kas Google Doc on ilusti eetris? Kirjutage mulle vestlusesse või tehke mikrofon lahti, töötavad mõlemad. Mitte keegi midagi ei ütle. Okei, väga hea, on. Väga hea. Nõnda, aga hakkame siis pihta. Ühesõnaga, nagu välja reklaamitud sai, siis täna me 3 peamist teemat. Ja räägin natuke tausta, kus need teemad on tulnud. Ja kus need teemad on tulnud, võib-olla esimese asjana, et kes ma niisugune ise olen. Miks ma üldse arvan, et ma midagi nendest teemadest tean. Ma põhiameti nimetusega olen andmeteadlane, töötan sellises ilmas nagu Pipedrive. Pipedrive'ist ma arvan, kõik on kuulnud. See on, Pipedrive on Eesti üks esimesi ükssarvikuid, mis põhimõtteliselt teeb tarkvara müügiinimestele. Ja nõnda, kuulsin, et link küsis ligipääsu. Tegin lingis väikse muudatuse, vaatame, kas link töötab nüüd paremini. Nii, uskute. Ja andmeteadlase kõrvalt olen ma ettevõtja. Alustasin hulgikaubandusäris. Vahepeal olen teinud igasugu rohetehnoloogia asju. Ja nüüd viimane selline põhiasi, millega ma tegelen, ongi siis igasugu koolitamised. Ja lõpuks kokkuvõttes ma koolitangi nagu ilmselt kahtsuguseid asju. Naljaga pooleks nii-öelda pehmemaid teemasid ja siis ma ei tea, mis pehme teema vastand on, kõvemaid teemasid. Ehk siis kõvematest teemadest ma räägingi kõikidest, kõik see, mis puudutab andmeid, andmeanalüütikat. Õpetasin hiljuti, mul oli 4-päevane kursus, kus õpetasin Pythoni programmeerimiskeelt inimestele. Ja siis pehmema poole pealt ma räägin kõigest, mis puudutab motivatsiooni ja harjumusi. Ja võib-olla esimene küsimus tekib kohe, et okei, et aga miks 3 asja koos vaja vaadata on, et ei kõla üldse nagu teemad, millel omavahel mingisugust nagu pistmist oleks. Ja ma arvan, et neil on väga palju pistmist. Ma läheks isegi nii kaugele, et inimesed, kes ei kipu väga hästi jõudma tahtmisest tegude ja tulemusteni, on enamasti kimpus just millegi sellega, et neil kogu sellest kremplist, kus on natukene nagu pehmemad teemad ja natukene vähem pehmed teemad, et selles kremplis on mingi tüli puudu. Et on inimesi, kes on väga tugevad nendes pehmetes teemades, aga kellel selline võib-olla analüütika või nii-öelda numbrite pool ei ole kõige parem. Ja vastupidi, on väga tugevaid numbriinimesi, kellel kuidagi see pehmemad teemad jäävad väga puudulikuks. Ja ükskõik, noh, nagu ikka, kett, kui sul on ketil üks lüli on keskelt habras, siis kogu see kett on selline nõrgakene. Ja täpselt sama loogika kehtib minu meelest tahtmise ja tegemise juures. Et ükskõik kus siin 3 on mingisugune nõrk koht sees, see toob kogu selle terviku alla. Et kui sa oled väga tugev numbriinimene, aga sa ei saa kuidagi ennast nagu diivani pealt püsti, sinu numbrioskustest ei ole mitte mingit kasu, sa ei jõua kunagi selleni, et neid üldse rakendada. Ja vastupidi ka, kui sa oled väga selline teotahteline hakkamist täis inimene, et ja lähme teeme, aga sa ei suuda aru saada, kas see, mis sa teed, töötab ka.
või sa ei suuda seda teha kuidagi niimoodi struktureeritult ja järjepidevalt, siis jällegi, tore on, et pihta hakkamist on, aga sellest nagu kasu jääb väga väheseks. ja täna üritame siis need kõik kolm teemat niimoodi kiirelt läbi käia ja jõuda arusaamiseni, et kus on sinu jaoks see kõige nõrgem koht, kus on see koht, mis vajaks nagu kõige esimesena mingisugust tegemist ja mingisugust lahendamist. nüüd ma üritan aega kuidagi niimoodi jälgida, et me jõuaksime tunni ajaga umbes selle jutu läbi rääkida. aga me kindlasti ei jõuagi ühtegi teemasse minna väga sügavale, lihtsalt sellepärast, et tund aega, noh, isegi kui me natuke üle tunni aja, siis see tund aega ei ole väga pikk aeg. ja sest ma mainin kohe alguses ette ära ka, et kes tunneb, et tal oleks vaja sellist natukene rohkem aega ja rohkem abi kogu selle teema lahti mõtestamisega. mul on algamas selline kursus, mida ma nimetan tahtest tegudeni väljakutseks. ja põhimõtteliselt ma räägin seal täpselt sama juttu, mida me räägime täna. lihtsalt meil on seal aega mitte siin tunnikene, vaid oluliselt rohkem. pluss ma jõuan igaühega tegeleda isiklikult. ehk siis igaüks siit täna saab kaasa dokumendi, kus on natukene tööriistu, et hakata ise niimoodi omal jõul pusima. ja kes on selline omaette pusija, kes arvab, et see talle töötab, siis väga hea. loodan, et need harjutused annavad sulle natukene mõtlemisainet ja natukene nagu lisatuult tiibadesse. kes on omaette pusimisest väsinud ja teab, et pusin ma jah ja pusin küll ja tulemus ikka nagu ei kipu tulema, siis tulge siia väljakutsesse. saate, esiteks saate nii-öelda rohkem aega, et neid teemasid läbi mõtestada. saate minuga üks-ühele rääkida, saame grupiga rääkida, saate kuulata nii-öelda mitte ainult mind, vaid ka teisi inimesi, kellel on sarnased väljakutsed elus. ja eks see annab sellise väikse accountability ka, et üks inimene hiljuti just ütles oma treeneri kohta, et ja see treener näitab harjutusi ette, et see on ka väga hea. aga lihtsalt see, et ta on seal olemas, see nagu motiveerib mind trenni kohale minema, sest väga nagu kuidagi nüri tunne on kirjutatud, et kuule, sorry, ma täna olen liiga väsinud või ma olen täna olen liiga laisk, et kohale tulla. ja eks see accountability on ka selline asi, mis tegelikult annab palju juurde. vot, aga hakkame siis vaikselt pihta. minu meelest igasugusel tulemusel, mis me elus saavutame, hea tervis, edukus äris, head inimsuhted, mis iganes on see, mille poole keegi pürgib, see lõpuks taandub kolme asjale. kas me saame ennast nagu käima, see on see teotahte pool, kas me suudame hoida alal seda soovi ja teadmist, et me pingutame millegi nimel, mis on pingutust väärt ja seda arusaama, et see pingutus tasub ära ennast. ja seda teadmist, et see on üldse tehtav, et tõenäosus jõuda millegi hinnaliseni on piisavalt kõrge, et oleks selle pingutamisel nagu mõtet. teiseks, meil peavad olema sellised harjumused, mis on muutunud nii poolautomaatseks, et me ei pea iga päev endaga pidama sellist lõputut sisedialoogi, et kas ma teen, äkki ei tee, äkki teeme homme, tegelikult võib-olla nii, võib-olla naa. ja kuidas seda teha, sellest on mul kokku pannud selline meetod, mida me nimetame rituaalideks. ja viimane samm. Need kaks esimest kipuvad olema mingis mõttes nagu võib-olla mõnes mõttes isegi lihtsamad, aga viimane samm on see, et sa pead mõõtma, mida sa teed. sest kui sa ei mõõda, siis sa astud varem või hiljem ühte või teise ämbrisse. mul paraku on endal piisavalt palju lugusid selle kohta, kuidas ma seda ise teinud olen. et ma üritan igale inimesele tänapäeval soovitada, et kuulge, on üsna kindel, et kui sa ei suuda mõõta oma arengut, siis varem või hiljem ja tihtilugu pigem varem oled sa omadega mingis augus. või sa avastad siis väga palju hiljem, et oi-oi-oi-oi-oi, ma olen 2 aastat midagi tegelikult teinud valesti või vähemasti ebaoptimaalselt. ja see on alati suur kahju, suur kulu aja mõttes, raha mõttes ja muu mõttes. seega ma loodan, et me saame täna nii-öelda aru, et need kõik kolm peavad koos töötama. nõnda, aga enne veel, kui ma päris teemasse sisse veeretan ennast, ma küsin korra, kes on siin täna esimest korda ja kes on minu webinaridel varem käinud? ma mõnesid, ma arvan, tunnen isegi ära. mõned, kellel on natukene harva esinevamad nimed, ma arvan, et ma aiman küll, kes siin ekraanidega on.
aga kindlasti päris palju on ka uut rahvast. nii, vähemalt need, kellel on piisavalt palju julgust, et endast märku anda, ütlevad kõik enda kohta, et on esimest korda. väga hea, väga hea. kes veel? nii veel esimene kord, esimene kord. keegi on teist korda, väga hea, väga hea. kas keegi on veel teist korda või äkki isegi juba kolmandat korda? tundub, et kõik ei, tuli üks teine kord veel. ma tean raudpolt kindlalt, et siin mõned inimesed on juba mitmendat korda isegi nendest, kes ei ole endast märku andnud. väga hea. ühesõnaga, enamik on vist pigem uued tulijad, aga juba täitsa mitu tükki on siin mitmendat korda ka. väga hea. nõnda, aga asume siis teotahte juurde. esimene asi ja võib-olla küsin korra ühte asja siin veel. Paari sõnaga, mis on see peamine teema, mis sind täna siia tõi? Paari sõnaga nii-öelda, mis laadi eesmärgi saavutamine on sinu jaoks nii-öelda kõige kõrgema prioriteediga? noh, enamasti meil on korraga mitu eesmärki. et kui ma enda eesmärki üles loen, mul hetkeseisuga selleks aastaks on nii-öelda 4 võib-olla sellist suuremat või mida ma pean tähtsamaks. aga kui peaks paari sõnaga kirjutama, et mis võiks olla mõni teema, mis praegu tundub, et on nagu eriti mõttes või eriti oluline. sellest natuke sõltub lihtsalt see, et mis sorti näiteid ma valin. majanduslik iseseisvus, väga hea. kahtlemata oluline teema, eriti kui sa vaatad praegu, mis maailmas toimub, siis teha tööd selle nimel, et sul oleks majanduslikus mõttes kõik korras, ma arvan, et väärib tegemist. keegi ütleb, et oma firma on olemas, aga nüüd on vaja oma firmat nii-öelda oma jõuga vedada ka. tervis, töö, enda käivitamine, trennis käik, koduse kolaga tegelemine. väga hea, eks need on tegelikult umbes need teemad, mis ma ootasin ka, need on enamasti inimestel korduvad laias laastus umbes samad teemad. ja eks ta natuke niimoodi olegi, et kui sa oled inimene, kellel on oma firma, ma tean seda omast käest, kuna ma olen ettevõtja olnud juba 7, 8, 9 aastat ettevõtja, siis ettevõtja elu üks suur pluss ja üks suur miinus on see, et mitte keegi tagant ei suru. sa oled täiesti omapäi kõigi asjadega, kui midagi teed, siis teed, kui ei tee, siis keegi sinuga ei pahanda. lihtsalt ühel hetkel enam käivet ei ole. ja kui me ettevõtjana oleme nagu selles olukorras töö mõttes ja võib-olla palgatöötajal on natuke teistsugune elu, siis oma tervise, oma kodu, oma suhete ja kõige selles osas me oleme põhimõtteliselt kõik ettevõtjad. et kui mina trenni ei tee, mitte keegi ei tule mulle ütlema, et kuule, et sul on trenn tegemata. kui ma enda kodu ei korista siis mitte keegi ei tule mulle ütlema, et kuule, et sul on kodu koristamata. ja noh, kellel on võib-olla pereliikmed, kes võtavad asju tõsiselt, siis võib-olla elukaaslane või vanemad või õde-vend või kes iganes, siis on see, kes käib pinda. väga hea, kui käib. aga tihtilugu me oleme ikkagi nii-öelda selles ettevõtja olukorras, et me ise midagi, kui meie midagi ei tee, siis keegi ei pahanda. aga lihtsalt ühel hetkel tuleb välja, et tulemusi pole. seega väga õige asi rääkida teotahtest. teotahe, minu definitsioonis on teotahe põhimõtteliselt 2 küsimuse vastuste korrutis. ma olen sellest valemist näinud erinevaid versioone, siia vahel pannakse mõni liige veel juurde. minu meelest need 2 on kõige tähtsamad. meil on tahe midagi teha, kui me suudame anda nagu tugeva jah-vastuse 2 küsimusele. esiteks, meil on tahtmine teha ainult neid asju, mille puhul meil on piisavalt palju usku, et see asi on tehtav. ja meil on, eks ole, põhjus, miks mina põhimõtteliselt kunagi ei mängi lotot, on see, et minu usk sellesse, et lotovõidu, jackpoti võitmine on tõenäoline, on liiga väike. kui mul oleks kindel usk, et iga kord, kui ma ostan lotopileti, ma kohe võidan riski rahasumma, ma arvan, ma ostaksin lotopileti öö ja päev. aga kuna minu usk sellesse, et see lotovõit on tõenäoline, on nii madal, siis ma ilmselt ei tegele sellega.
teine küsimus on see, et okei, võib-olla see lotovõit on väga tõenäoline, aga kui see võidusumma on väiksem kui see pileti hind, siis jällegi pole asjal mõtet. ehk siis see, mis ma vastu saan sellest tegevusest, ta peab tasuma ennast ära, ta peab olema suurem või parem või meeldivam või hinnalisem kui see, mis sisse läks. minu meelest see loto näide on selles mõttes päris hea näide, et me mängime lotot või noh, kus ma üldiselt arvan, enamus loto asju on parem, kui te neid ei puutu, sellepärast et need asjad püsivad selle peal, et mängijad jäävad kahjumisse ja loto siis nii-öelda see eh, korraldaja firma jääb kasumisse. aga miks see nii ongi see, et võiduvõimalus on liiga väike või siis auhinnad on liiga väiksed. ja minu meelest meil elus enamus olukordi on natuke samasugused, me peame kogu aeg küsima enda käest, et kas see tõenäosus seda asja edukalt teha, kas ta on piisav? ja kas see tulemus, kui ma selle nüüd saavutan, kas see tulemus on nii hea, et see pingutus maksab sisse panna sinna? nüüd loomulikult enamus asju elus, millega me tegeleme, on oluliselt parematel tingimustel kui loto mängimine. aga laias laastus küsimus minu meelest on selles mõttes sarnased. võtan võib-olla ühe isikliku näite. seda on kuidagi viimasel ajal, seda on natuke nagu piinlik välja öelda ja aga noh, selles mõttes nii ta oli, nii et mis ma sellest nagu ikka varjan. et enne kui ma hakkasin jõusaalis käima, ma suhtusin kogu sellesse nagu trenni tegemisse natuke nagu skepsisega, mõtlesin, et ja räägitakse küll, et sa käid jõusaalis, siis kuidagi nagu ma ei tea, lihased kasvavad või tuleb jõudu juurde. tundus, et ma ei tea, see tundub väga imelik, et nagu mul on raske uskuda, et see trennis tegemine nagu tegelikult kuidagi su füüsilist vormi parandab. no õnneks mul piisavalt palju usku ikkagi oli, et ma läksin ja proovisin ja noh, niipea kui ma hakkasin oma nahal nägema, et jõpp, tõepoolest jõudu tuleb juurde ja lihasmassi ka, siis loomulikult see usk sellesse, et see, mis ma teen, töötab, seda tuli kohe kuhjaga. aga alguses oli küll see, et ma ei tea, kas see on nagu nii-öelda legit asi, kas see on päris asi. kes teevad äri ettevõtluse mõttes, kindlasti väga tuttav teema. kõik räägivad kogu aeg, ja, ettevõtlus on nii lahe, nii lihtne, muidugi, muidugi, et nagu tule siia, tee seda, pane see müüki, ma ei tea, tee endale veebipood, mis iganes, et kõik on jälle lihtne. ja siis väga oluline küsimus ongi, et okei, et kas tegelikult ka on nii lihtne? kas see pingutus, mis sisse panen, kas see tõenäosus midagi vastu saan, kas see on nagu piisav? ja kindlasti kõik on näinud tohutus koguses erinevaid videoid, mõtteid, kõike seda sel teemal, et kuidas enesekindlust arendada. eriti minu meelest nagu meestele suunatud sotsiaalmeedia sisu räägib hästi palju enesekindlusest. et kõik räägivad ja kuidas koguda enesekindlust või siis mis iganes moel. ja naistele suunatud sotsiaalmeedia sisu räägib samast asjast natuke teise nurga alt. selles mõttes ma olen natuke uurinud seda, et mis trikkidega sotsiaalmeedias inimeste tähelepanu püütakse. seal on mõned huvitavad mustrid, kuidas nii-öelda eri lugeja või vaatajagruppe nagu üritatakse nende tähelepanu võita. aga tihtilugu see, kui me räägime sellest enesekindlusest, siis enesekindluse kogumisest räägitakse umbes selles kontekstis, et mine peegli ette ja korruta endale, et ma olen tubli, ma saan hakkama, ma olen piisav, ma olen ilus. ja kuidas öelda, ma ei taha sellist sorti nagu nende positiivsete informatsioonide kohta midagi halba öelda. ma usun, et see kõik mingi piirini töötab, aga see töötab siis ja ainult siis, kui sul tegelikult on mingit põhjust uskuda, et sa oled tark ja tubli ja saad hakkama ja nii edasi. kui sul sisimas on null usku sellesse, et ma olen tark ja tubli ja ilus ja saan hakkama, sa korrutad endale midagi, mille kohta sa tead, et see tegelikult ei ole nii, siis põhimõtteliselt lihtsalt valetad endale peegli ees. ja mis juhtub, on see, et sa harjud endale valetama. sa lähed sinna peeglite jutuga, et ma olen tubli, sihuke väike häälek ütleb, et ja sellepärast, et sa valetad ja tegelikult sa oled igavene luuser, eks ju. ma olen ilus, tegelikult sa oled kole. ja selles mõttes on minu meelest selline endale valetamine ei ole väga hea taktika. ja kuna ma olen andmeteadlane, siis minu lähenemine väga paljudele asjadele elus on ka selline natuke nagu numbriline või nagu andmeteaduslik. kõige parem viis, kuidasmoodi sa saad koguda enesekindlust niimoodi, et kui sa tõesti tahad ka siis peegli ees neid afirmatsioone teha, see on väga hea.
aga sul peab olema see usk, et see jutt, mis sa räägid, see ongi nii, seal on tõde sees. selleks sul on vaja koguda tõendeid, päris tõendeid, mitte nii-öelda rääkida olukordi ilusamaks, kui nad on, mitte valetada endale, et reaalselt koguda tõendeid. selle meetodi konkreetselt mina olen võtnud Tiibeti budismist, aga täpselt sama juttu ma viimasel ajal kuulen üsna paljudelt erinevatelt kanalitelt. üks näiteks, üks Läti ärinõustaja, ta õpetas midagi väga sarnast, et tundub, et see asi on budismist nagu kõvasti kaugemale jõudnud viimasel ajal. ja kuidas sellele läheneda, mina jagaks selle nagu kolmeks. meil on minevik, olevik ja tulevik. ja hakka vaatama, et mis on need saavutused, mida sa oled minevikus saavutanud. pane kirja detailselt. kõik uued oskused, mis sul praegu on olemas, mis sul vanasti on, mille nimel sa oled tööd teinud. minu lemmiknäide, ütleme, ma ei tea, õpid flööti mängima, mina flööti mängida ei oska, aga ostad endale flöödi, siis panedki iga õhtu kirja, et näed, alguses ma ei saanud üldse aru, kuidas see puhumine siin käib, ma ei saanud aru, mida augud olid, üldse midagi nagu ei saanud aru. nädala aja pärast juba võib-olla nagu mingi hääl tuleb, väga ilus ei ole, aga hääl tuleb, eks ju. veel nädala aja pärast võib-olla vaatad, okei, ma juba nagu mingi paar nooti oskan nagu ära mängida, mingi aja pärast juba see, et okei, tuleb mingi meloodia, oskan juba nagu noodi järgi mängida. ja siis jah, mingi võib-olla kuu või 5 kuu või 10 kuu pärast on see, et annad kuskil juba väikest kontserti ja pane see protsess kirja, kogu protsess, mitte ainult see lõpptulemus, vaid kõik see, kui raske see kõik oli, kui palju sa vaeva pidid nägema, kui palju oli vahepeal seda mõtet, et ma ei saa, kõik on halvasti, eks ju. ja kuidas sa jõudsid sellest, et flöödimängu oskus 0 selleni, et nüüd sa võid ka sõbra sünnipäeval nii-öelda pilli mängida. mida detailsemalt, seda parem. see oleviku kohta pane kirja, mis on need head omadused, mida sina praegu endas näed või mida teised sinus näevad. mille eest sind sageli tunnustatakse tööl, eraelus, kus iganes. mida sa ise arvad, et on sul nagu tugevused? nii head iseloomuomadused, oskused, kõik. ja viimane tulevik on siis see, et mõtiskle sel teemal, et mis on see potentsiaal, mis sinu sees veel on, mis ei ole lihtsalt hetkel saanud nagu välja tulla. ütleme, ja ta kõige üle mõtisklemine on sihuke nagu elukestev protsess, ma mäletan seda, et see oli aastaid ja aastaid ja aastaid tagasi, enne kui ma hakkasin üldse nagu selle koolitusmaailmaga tegelema. üks inimene, kes täna kohal on muuseas, temale ma võlgnen selle eest kõvasti tänu. et me olime ise ühel koolitusel koos ja, ja siis koolitus sai läbi. see härrasmees istus minu taga täpselt. siis ta küsis mu käest, et okei, Eerik, millal sina koolitama hakkad? ma jäin nagu lolli näoga vastu vahtima, et mina, ma, ma olin tollal mingi, ma olin, ma arvan, mingi 16 või mingi umbes, see oli nagu, ma absoluutselt ei pidanud ennast mingisuguseks tüübiks, kellel oleks nagu põhjust kuskile inimeste ette minna või rääkida midagi. aga noh, siis härra kordas oma küsimust. noh, millal sa koolitama hakkad? ma siis vastasin midagi, et jah, okei, tore, ei, ma vist siis mõtlen selle peale. ja noh, natuke aega läks mööda ja siin ma olen juba pikalt. ehk siis teised võivad näha sinus potentsiaali, mida sa iseendas veel ei näe. sellepärast ma arvan, et kui sul on vähegi nagu lähemaid sõpru, tuttavaid, pereliikmeid, võib-olla kui sa oled pikalt käinud ka mõne coach'i või kellegi juures, tööl, kolleegid, võib-olla ülemus, küsi nende käest, mida sina veel näed minus, mis ei ole veel võib-olla saanud kuidagi välja tulla. mida sa näed, ma võiksin hästi teha, kelleks ma võiksin hästi sobida. ja ise muidugi ka, ütle seda välja teiste inimeste jaoks. ma olen näiteks paljudele oma sõpradele, kui ma seda siiralt usun, paljude oma sõprade kelle kohta ma tõesti arvan, et see ongi nii. ma olen öelnud, kuule, sa oled super isa. et noh, sul hetkel ei ole lapsi, aga ma näen sinu iseloomu ja kõige sinu ellusuhtumise järgi, et sa oled super inimene nagu hoolitsema poegade ja tütarde eest. ja seda on tihti inimestel alati nagu väga südantsoojendav kuulda, sellepärast et noh, ma ei tea, kas ta ise sellest on mõelnud, võib-olla mitte, võib-olla jaa. aga kui keegi näeb sinus midagi, et vau, sa oleksid väga äge tegema seda või toda. see on suur-suur kingitus teistele. ühesõnaga, mõelge enda saavutuste üle, mõelge enda praeguste heade omaduste üle, mõelge enda potentsiaali üle ja kõike seda küsige teiste käest ka. ise andke teistele seda head tagasisidet ja julgege olla ka see, kes küsib.
sellepärast et noh, on nii palju tahke iseenda juures, mida me ise ei näe, lihtsalt sellepärast, et kui midagi on meie jaoks väga tavaline, siis me ei arva enam, et see on kuidagi nagu väärtus või et see on kuidagimoodi nagu hinnaline või väärib üldse tähelepanemist. aga ma olen piisavalt kaua tegelenud IT-ga, minu jaoks nagu programmeerimise oskus on sihuke nagu, no jaa, mul on see, loomulikult ma oskan progeda, et noh, mis seal siis nagu, see ei ole mingi suur asi. aga, aga tegelikult see on suur asi. tegelikult ma olen pannud ikkagi noh, kõvasti aastaid selle alla, et see oskus omandada. ja lihtsalt, kuna see nüüd on mul juba pikalt olemas, ma enam võib-olla ei näe seda nii väärtuslikuna, kui see tegelikult seda võiks näha. ja sellepärast tihtilugu teiste inimeste nagu kõrvaltvaataja pilk on niisugune nagu hea lisandväärtus sinu enesekindluse kogumisele. nüüd seal enne webinari ma palusin panna 10 asja kirja. nagu öeldud, see 10 on niisugune nagu väike seeme, see 10 ei tähenda, et harjutus on valmis, elukestev protsess. mul on oma märkmik, kuhu ma sinna iga aeg üritan midagi jälle juurde panna ja see peaks kasvama koos sinuga kogu aeg, kogu elu. ja hea on nad kuu lõpus, võib-olla aasta lõpus vähemalt. loe kogu see värk läbi, mis sa oled kirja pannud, mõtle uuesti selle üle järele ja nagu tarbi seda sisu aktiivselt. ühekordne kirjapanemine, kuskil sahtli põhja unustamine ei anna nagu, noh, ta annab midagi, kuna sa oled korra selle peast läbi lasknud, eks ju, aga ta ei anna midagi nagu väga suurt. kui sa seda infot pidevalt suudad ka tarbida enda jaoks, siis sellest tuleb see nagu põhiväärtus. nüüd selle kohta üks remark veel. väga hea on panna kirja kõike seda, mis sa oled saavutanud. aga veel tähtsam on mõelda selle peale, mis oli see pingutus seal taga. tõin selle näite ala konkreetselt. minu üks endine kolleeg, ta valmistus Tartu maratoniks. ja ta nägi vist aasta aega või ma ei tea, kaua see treening tal kestis, ühesõnaga tegi kõva vaeva selle nimel, et ennast Tartu maratoniks valmis panna. tuli Covid, maraton jäi ära. ja nüüd on küsimus, et see okei okay,, kas see kõik pingutus läks luhta? no ilmselgelt ei läinud, eks ju, jah, ta seda maratoni linnukest kirja ei saanud, aga kõik see tervisekasu, mis sellest sai, endiselt olemas. kõik see, kuidas see arendas tema distsiplineeritust, endiselt olemas, eks ju. no suusatehnika oskus, kõik jälle endiselt olemas. et see pingutus ei lähe kunagi tühja, isegi siis, kui sa ei saa seda nagu lõpplinnukest kuskile kirja. ja kui ta nüüd järgmine aasta tahaks minna Tartu maratonisse, kindlasti alustaks väga tugeva eelisega võrreldes kõigi nendega, kes on lihtsalt nullist alustajad. ehk siis, kui sa paned enda saavutusi ja tugevusi kirja, siis jah, lõpptulemus on ka tore asi, mida dokumenteerida, aga see pingutus ja kavatsus on see põhiasi, millele peaks minema see enamik sinu rõhust. vot, ja siis ma panin siia paar küsimust sulle ka nii-öelda, mis võib-olla aitavad mõtet natukene suunata. ja üks remark veel. ära jäta välja ühtegi asja, mis tundub väike. eriti siis, kui sa teed seda väikest asja järjepidevalt pika aja vältel. noh, kõik, kes tegelevad spordiga, kõik, kes tegelevad ettevõtlusega, teevad ennast omast käest. ükskõik mis eluvaldkonnas. väikesed asjad aja jooksul on need, kust tuleb efekt, mitte ühekordsed suured asjad. just hiljuti lugesin ühte raamatut selle kohta, mis rääkis usaldusest ja kuidas usaldus inimese vastu tekib imetillukestest asjadest pika aja jooksul. mingi väike žest, kus keegi pani midagi väikest tähele, mis oli talle oluline. usaldust ei saa tekitada kuidagi mingi ühe suure asjaga kuidagi korraga. samamoodi füüsiline vorm, eks ju, sa ei saa füüsilisse vormi kuidagi, käisin täna trennis, ma tegin niimoodi trenni, et pilt oli silme eest must, nüüd ma olen heas vormis, see ei käi niimoodi. äri samamoodi. see ei ole see, et sa nüüd 24 tundi magamata näed kurja vaeva ja siis on sul äri valmis. et kõik asjad tulevad väikeste korduvate tegevuste kaudu ja sellepärast mitte midagi pole liiga väike, et seda kirja panna. kui see oli reaalne päris pingutus, väike, aga siiski, eriti veel siis, kui see on midagi, mis sa teed regulaarselt. nüüd sõltumata sellest, kas sul on elus mõni konkreetne eesmärk praegu või mitte, see enesekindluse kogumine on üks harjutus, mida ma soovitan absoluutselt kõigile, sõltumata soost, vanusest, karjäärist, haridustasemest, rahvusest, ükskõik millest. ma arvan, et kui üldse midagi sa saad enda elu parandamiseks teha, siis vähemasti tee seda asja. ja kui mitte midagi muud meelde tänasest teha, siis vähemalt võta see enesekindluse logiraamatu harjutused ja vähemasti hakka seda pidama. aga kes tahab natukene rohkem kui ainult üks väike selline harjutus,
siis sealt järgmine asi, millest me räägime, on see, et kuidas saada aru, kas see pingutus tasub ennast ära sisse panemise nimel. Nüüd enesekindluse kohta veel. Tegelikult enesekindlus on natuke laiem teema, ma vaatasin siin hoolega kella ja kell liigub suht kiiresti, nii et ma olen 1,5 tundi plaaninud selleks ajaks, aga ma tahan lõppvõtteks küsimuste aega ka, nii et ma päris 1,5 tundi üritan mitte täis rääkida. Enesekindluse kogumise meetodeid on natukene veel. Kes tulevad siia väljakutsesse või meistriklassi, siis seal ma räägin nendest meetoditest lähemalt. Peale selle andmekogu on mõned harjumused, mida ma tahaksin nii-öelda kõigile sisse juurutada. aga sellest siis nii-öelda väljakutses räägime lähemalt. Praegu ma liigun järgmise teema juurde. aga ühesõnaga jäägu siit kõlama, et enesekindlus on väga-väga-väga oluline asi. Enesekindlus ei ole sama, mis arrogantsus. Ma vanasti arvasin, et enesekindlus on halb asi, täiesti paljalt. Jällegi, praegu on see piinlik öelda, aga mul vanasti oli selge arusaam, et enesekindlus on sama asi kui kõrkus või kui upsakus. Ja kuna mitte keegi ei taha olla upsakas ja kõrk ja vastik inimene, mulle tundus enesekindlus ka nagu halb asi. Nüüd ma näen, et enesekindlus ja upsakus on nagu öö ja päev, pole mitte midagi pistmist. Enesekindlus on see, et sa tead objektiivselt, nii nagu päriselt on, enda tugevusi, enda võimeid. Upsakus on see, et sul on mingisugune selline nagu moonutatud pilt enda võimetest, mis on nagu üle mõistuse heaks räägitud. ja sellepärast enesekindlust ei saa kunagi olla liiga palju, sest sul ei saa kunagi olla liiga palju objektiivset teadlikkust endast. Rohkem enesekindlusega on alati parem, kuna see on midagi, mis on objektiivne teadlikkus. See ei ole see, et kuskil on nagu mingi ülempiir ja sealt edasi inimene muutub kõrgeks ja upsakaks, sest on kaks täiesti eri asja. aga nagu öeldud, väljakutse sellest räägime lähemalt. Nüüd siis sellest, et kuidas saada aru, kas see sinu pingutus tasub ära ennast. Selleks jällegi, ma andsin siia ühe väga lihtsa harjutuse. See on see, et pane kirja 10 põhjust, miks sa midagi teed. Nüüd ma olen näinud seda nii enda kui teiste juures, kuidas see asi töötab. Mul oli üks klient, kellel oli see mure, et ta tahtis hakata tegema trenni, aga tal kuidagi nagu see järjepidevus nagu ei tulnud väga hästi kätte. Ja me hakkasime põhjused kirja panema. Me saime 10, aga siis nüüd tundus, et jutt jooksis väga hästi ja me panime edasi. Me saime vist äkki 24 lõpuks. Ja kui sul on 24 põhjust ennast hommikul voodis püsti ajada, no see on palju lihtsam kui lihtsalt see abstraktne idee, et aga ma ei tea, vist nagu võiks või nagu peaks või äkki oleks nagu õige või nagu korralik inimene vist nagu teeb sellist asja. Et kui su motivatsioon on väga selline nagu üheülbaline või väga üldine, ma tahan olla ettevõtja, miks? Ma ei tea, nagu edukad inimesed vist nagu on ettevõtjad või sõbral on ka mingi firma ja äge vist oleks, eks ju. või ma käin trennis sellepärast, et aga ma ei tea, et nagu tervis vist on nagu oluline asi äkki, eks ju. See kõik on liiga lõtv, see ei anna sulle nagu hoogu sisse. Et noh, konkreetselt sellel näitel, võtame seesama trenni tegemise näiteks. Mis tuli välja? Tuli välja see, et miks ma ennast hommikul vean trenni tegema. Esimene asi oli, noh, ma ei mäleta, mis järjekorras kõik oli, aga seal olid sellised teemad segamini, et ma tahan olla eeskujuks enda lastele. Tahan olla eeskujuks enda teistele lähedastele. Tahan jaksata teha vanas eas iseenda kodus remonti. Tahan, ütleme, jõuda lastelastega käia matkamas kuskil looduses, niimoodi telk seljas, eks ju, niimoodi, et sa pead natuke õhma olema. Ja neid põhjuseid tuli päris palju. See oli ka see, et see on minu viis arendada endas sihukest nagu distsiplineeritust. See võib olla mingi hetk minu jaoks, kuidas nagu tööpingetest vabaneda, mis iganes. aga need põhjused tuli nagu palju ja eri eluvaldkondadest. ja see on hästi oluline, et need põhjused on eri eluvaldkondadest. Et trenn ei ole ainult tervis, trennil võib olla mingi sotsiaalne eesmärk. See võib olla see, et mul on mugavam, ma elan näiteks suvel käia, üks konkreetne inimene, tuttav jälle. Mul on mugavam suvel käia võrkpalli mängimas sõpradega rannas, kui ma tunnen ennast mugavalt niimoodi, et ma ilma särgita seal ringi silkan. Ja see, et ma olen heas vormis, annab mulle selle nagu teatava mugavuse olla oma sõprade seltsis võrkpalli mängimas.
see võib olla mingisugune, ongi stressiga hakkama saamine, see võib olla mingi iseloomu kasvatamine üleüldiselt, mis iganes. mida laiemad need põhjused on, seda vähem on ohtu, et see üks põhjus kaob ära ja siis on see, et okei okay,, ma enam ei tee. Levinud näide, eks ju. käin trennis, kuna sõber kutsus. ja nüüd, kui sõbral sai mott otsa, siis on mina ka, et ma ei tea, kuna ma sealt sõbra pärast käisin, ega ma siis endal ka nagu väga rohkem põhjust seal käia pole. aga kui sul on 24 põhjust, miks ennast hommikul püsti jääda? no 24 põhjusest iga päev võib-olla erinevad on need, mis kõnetavad kõvasti, aga iga hommik on midagi, mis tundub okei okay,, et noh, selle asja nimel okei okay,, fine, lähme. nüüd neid nimekirju ka on oluline, et sa kuidagimoodi, sa teed need enda jaoks nähtavaks. sa, sa kasutad seda nimekirja. mul näiteks on see, et ma võtsin oma neli eesmärki, ma lasin Gemini'l, Gemini on see siis see Google'i ai tööriist. ma lasin Gemini'l teha nendest eesmärkidest pildid ja printsin välja, saatsin pildi raamimisse, kui tuleb raamist kätte, panen kuskile kodus nähtavale kohale. ma olen teinud seda viga elus, et ma kirjutan pikkasid dokumente ja neid dokumente kunagi rohkem ei loe. põhjused, eesmärgid, jada, aastalugus panen paika. siis ühel hetkel on see, et vaatad, aasta on läinud. aa jaa, mul vist oli küll mingi dokument kuskil, aga ma ei ole seda aastas kordagi lugenud. siis ma tegin siuksed reaalselt nagu korporatiivdokumendid, nagu pikad, ma tegin LaTeX näiteks, kes teab, selline LaTeX, siis teate. sellised pikad, 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 ilusad, ilusad, korralikud, aga noh, sõnu oli palju ja see oli liiga palju, et seda iga päev nagu üle lugeda endale. sest et mina olen näinud selle pildi peale, mul on see dokument ka olemas, aga igapäevaseks kasutamiseks mul on sihuke väike pilt, mida vaatad peale hommikul, vaatan, ja, see värk väga hea, lähme. ehk siis seda asja on hea teha, aga veel tähtsam on see, et sa seda pärast kuidagi kasutad ka. sa kuidagi loed seda, sa kuidagi nii-öelda tuletad seda endale pidevalt meelde. ai tipp. praegusel hetkel Gemini'd peetakse kõige paremaks pildi genereerijaks. tasuta kontoga saab ka teha vist päevas äkki mingi 3-4 pilti, mis peaks olema täitsa piisav. Prompti pikkus loeb, kirjuta võimalikult detailselt, võimalikult täpselt, võimalikult üksikasjalikult, mida sa tahad. ütle talle ette ka see aspect ratio ehk siis, et mis formaadis sa pilti tahad, muidu ta teeb sulle väga nagu laia pildi. ütlegi ette, tahad oleks seda A4 ja siis kas püstist või pikuti. ja kui sa annad talle täpse seletuse, siis pildid tulevad päris head. minu meelest väga hea viis, kuidas mingit pikka ideed enda jaoks nagu lihtsasti tarbitavasse visuaalsesse vormi sättida. jällegi, sellest ei jõua rääkida ülemäära pikalt. siin on paar tehnikat veel, siin üks asi, mis ma tahaks tegelikult mingi aeg rääkida, on prioriteetide seadmise tööriistad. ja on üks selline tore raamistik, jälle, mis ma olen budismist võtnud, on 8 kasu. 2 raamistikku, 5 prioriteeti ja 8 kasu. üks aitab saada aru, et kas see asi on oluline selles mõttes, et me vaatame seda nagu 8 erineva nurga alt ja üritame näha, et jaa, et see on kasulik vaadates minu vaatepunktist, see on kasulik vaadates ka teiste inimeste vaatepunktist, see on kasulik vaadates enda nagu tervise vaatepunktist, see on kasulik vaadates enda nagu heaolu vaatepunktist, see on kasulik vaadates nagu praegust hetke, see on kasulik vaadates tulevikku, see on kasulik siin Eestis, see on kasulik ka siis, kui ma nii-öelda vaatan nagu maailma konteksti ja sa õpid sedasama asja vaatama nagu nii mitme eri nurga alt, et sul tekib neid põhjuseid ja argumente, et miks see on õige mõte rohkem ja rohkem ja rohkem ja rohkem. ja siis teine meetod väga lühidalt, 5 prioriteeti. sa paned paika endale, mis on sinu elus üks nagu suuremad väärtused või prioriteedid ja sa seletad lahti, miks see asi, mis sa teha kavatsed, kuidasmoodi ta iga nendest sinu baasväärtustest toetab. ja jällegi, et kui see asi, mis sa teed, on mitte ainult niisugune nagu okei, tore, lahe, teeme, vaid sa näed, et see aitab sul elada nende enda baasväärtuste kohaselt. jällegi motivatsiooni hoidmine on kõvasti lihtsam. Nendest jällegi väljakutsel jõuame rääkida pikemalt. praegu mainisin need ära, loodan, et äkki natukene inspiratsiooni see ikkagi andis. järgmine teema, harjumused. teotahe on väga hea asi. aga kui me ei suuda seda teotahet tõlkida millessegi, me suudame niimoodi rutiinselt kogu aeg teha, ilma sellise pideva sisemise dialoogita, et kas ma teen, äkki ei peaks, äkki täna ei tee, äkki homme teen, siis asi jääb sul varem või hiljem soiku.
nüüd mul on enda definitsioon rituaalile, seal ma olen üritanud sõnastada seda eesti keeles nii lihtsalt, kui ma suudan. ja minu praegune definitsioon selle, mida ma nimetan rituaaliks või mille kohta ma vahel ütlen ka, on kuulikindel harjumus, on see, et rituaal on harjumus, millel on kindel struktuur ja kindel arusaamine, miks me seda teeme. ma toon niisuguse näite, et see, et inimesel on harjumus iga õhtu enne magama minekut 3 tundi Instagrami scroll ida, see pole rituaal. seal esiteks pole mitte mingisugust struktuuri ja seal ei ole ka mingit nagu sügavamat ideed, et mille nimel see pingutus vajalik on. nüüd, kes postitab Instagrami mingi kindla eesmärgiga, kindla struktuuriga, näiteks ütleb, minu jaoks võib-olla, võtame mingi näite, minu jaoks on oluline võib-olla mingisugune oma linnaosa seltsi kogukonna loomine. sellepärast iga hommik ma võtan telefoni ja tööle minnes filmin ühe video oma, ma ei tea, kogukonna kohta. see võib olla nii-öelda rituaal. sul on mingi struktuur, kuidas, mis järjekorras midagi tehakse ja sul on mingi arusaam, et miks sa seda teed. toon ühe näite siia, see on siin see hall kastikene. tahan illustreerida seda nagu kognitiivse koormuse vähenemist. see on natukene nii-öelda minu enda näide, ehk siis, et see näide ei ole nii-öelda välja mõeldud, seal on isiklik lugu taga. et võtame trennis käimise, panen paika, okei, teotahe on olemas. mina tahan käia 3 korda nädalas trennis. tegelikult praegu minul see number on pigem nagu 4 või 5, aga vahet ei ole tegelikult. tahan käia võib-olla 5 korda nädalas trennis, võib-olla 3, võib-olla 4. ma tean, miks ma seda tahan, ma tean, miks see oluline on. ma tean, et see teeb mulle head, ma tean, et see tulemus nagu tuleb. aga rohkem ma ei tee midagi. esiteks iga hommik ma ärkan üles selle mingisuguse nagu teatava süümepiinaga, et aga miks ma eile ei käinud trennis, ma tegelikult ju peaksin käima trennis, miks ma ei läinud eile, miks ma endale raisku olen. ja iga päev on kokkuvõttes, aga äkki peaks täna minema, äkki lähme täna. tegelikult mul pole aega, aga äkki ikka lähme, kuidas nii, kuidas naa, eks ju. ja sa lähed trenni kohale, siis on ka see, et ma peaks trenni tegema. ma tegelikult ei tea, kuidas või mida või mis järjekorras või panen võib-olla tund aega on see trennis, aga äkki on, kas sul on piisavalt. aga võib-olla ei ole piisavalt, äkki peaks veel tegema. ma olen väsinud küll, aga äkki peaks veel tegema, äkki ma olen tubli täna. ja see on tohutult kurnav. ja see jääb varem või hiljem sul katki, kuna sa ei suuda sihukest rütmi hoida. nüüd teine inimene, tal on plaan paigas, trennid toimuvad esmaspäev, kolmapäev, reede, pühapäev, õhtul 6-8. vahet pole, kas sul on mingi rühmatrenn või sa lähed ise õppida jõusaali, sul on mingi kava, sa tead, üldiselt täna mul on 6 harjutust, soojendus, see on 6 harjutust, lõppu on mingi väike venitus. ma teen oma selle 6 harjutust ära, ma tean, et tänane trenn oli piisav. ma tean, et kui ma seda rütmi hoian, ma saan nädalaga kõik oma lihasgrupid kaetud. ma tean, et nagu see on optimaalne, mul midagi puudu ei jää. seega, kui ma olen oma 6. harjutuse ära teinud, ma saan endale öelda, et jupp, täna on korras, tegin ära, piisav, valmis, tehtud. ja samamoodi ma ärkan üles just nimelt teisipäeval, mis mul pole trennipäev. ja ma ei pea teisipäeval kordagi mõtlema, et kas ma äkki täna pean ka minema, sest ma tean, et ei, eile oli trennipäev, homme on trennipäev, täna ei ole trennipäev, ma ei pea oma pead vaevama sellega, et kas äkki peaks täna ka minema. ja et see tähendab seda, et esiteks sa saad oma trenni tehtud palju väiksema kognitiivse koormusega. sa saad oma trenni tehtud ilma siukse nagu pideva süütundeta. ja see ei väsita sind enam. sa oled kohale, kuna sa ei pea kogu aeg mõtlema, et kas nii, kas naa, kas täna, kas homme. sa lähed, sa teed, sul pole sihukest nagu nii-öelda cognitive'i overload'i seal taga. teine asi on see, et kui sa paned oma harjumused sihukesse õigesse järjekorda, siis sa saad disainida sellise rütmi, kus nagu iga asi viib loomulikult järgmiseni. ja tänu sellele seda asja on lihtsam teha kui sama asja mingis muus järjekorras. noh, jõusaali kavad on tihti selle põhimõttega tehtud. sul on enamasti esimesed harjutused on niisugused nagu vabaraskused, kus sul on mingid palju lihasgruppe, raskused on suured, korrusarv on võib-olla natuke väiksem. kava lõpus, kui lihased on juba soojad, tehakse neid nagu isolatsiooniharjutusi, kordusarv suurem, seal on mingi loogika. sa ei võta nagu kangi suvakal hetkel ja teisele kangi suvakat liigutust.
tulemus võikski olla siis see, et läbi rituaalide me suudame oma hea käitumise teha nagu poolautomaatseks. minu lemmiknäide, kes pesi hommikul hambaid? mina pesin, ma eeldan, enamus pesid. võib-olla keegi peseb ka ainult üks kord päevas, peseb õhtul. igatahes ma loodan, et nende hommikul või õhtul, tavaliselt mõlemal inimesed pesevad hambaid. nüüd ma eeldan, et enamus inimesi ei ärka hommikul üles selle mõttega, et kas täna peaks pesema hambaid või äkki ma õhtul pesin, tead ma eile ka pesin, äkki täna ei peaks. see on suur vaev okei. noh, äkki ma vaatan hiljem, tead ma teen, ma söön selle hommikusöögi ära, vaatame siis pärast hommikusööki. see on juba mitu aastat nii olnud, et kõik, kes tulevad oma taotlustega, saavad sooja käepigistuse ja võivad selle taotluse tagasi viia. siis ma saan aru, et see oli ka sõnum teile, et kas on üldse mõtet. nii, keegi sai suure käepigistuse. no väga hea. ma arvan, et selle üle võib alati rõõmu tunda. ja samuti, kui me hakkame oma hambaid pesema, siis üldiselt me ei mõtle selle peale, et aga kuidas ma pesen. kas ma peaks ülevalt pesema kõigepealt, siis äkki ma peale ülevalt pesen, pärast pesen alt. või on nagu kõigepealt nagu sees, pärast pesen väljast või äkki peaks eest alustama või. sa ärkad üles, mul konkreetselt sihuke rituaal. ärkan ülesse, esimese asjana ma lähen, käin ära, ma kaalun ennast ja peale kaalumist ma lähen kohe hambaid pesema. järjekord on paigas, ma ei pea kordagi mõtlema, mis, kus, kes, eks ju. ja hammaste pesemise ajal ma ei pea ka mõtlema, et mis järjekorras ma need hambad pesen ja kus ma alustan ja mis värk on. ja me tahame võimalikult palju oma harjumusi saada sama automaatseks. nagu ongi, keegi ei kuluta oma vaimujõudu päevaselt hammaste pesemise peale mõelda. see lihtsalt juhtub õigel hetkel, õigel moel, õigel ajal, kui sa oled selle rütmi endale kunagi paika pannud. ja mida rohkem suudame enda tööasju, enda trenni, enda suhete eest hoolitsemist, enda kõike muud, olgu see kasvõi kodu koristamine, ma ei tea, aia eest hoolitsemine, teha samasugusteks rituaalideks, seda väiksema pingutusega me seda tehtud saame, seda rohkem jääb meile aega sihukest nagu vaba vaimujõudu mõelda muudele asjadele ja teha tänu sellele palju rohkem ja olla tänu sellele nii-öelda nagu produktiivsemad. seega, rituaal on midagi, millel on kindel algus, kindel keskpaik ja kindel lõpp. struktuur on oluline. jõusaali puhul algus on see, et sa lähed kohale, vahetad riided ära, teed soojenduse. keskpaik on need harjutused, seeriad ise. lõpp on mingi võib-olla väike ventus, käid pesemas ära, uuesti riided selga, lähed koju. kes teeb joogat, ma olen joogategija ise, siis joogas ka on mingisugune nagu seeriate jada, algab nende päiksetervitustega, sul on vastas, eks ju. eks ju. ja siis on need põhiharjutused ja lõppu tuleb siis omakorda viimasel on see shavasana. see on see nagu põrandal vedelemine. ja nende harjutustel on oma loogika sees ja see järjekord toetab nende tegemist. nüüd on mõned kindlad elemendid, mida igale rituaalile saab juurde panna, mis teevad selle rituaali nagu lihtsamini jälgitavaks ja võimsamaks. ma kutsun neid rituaali võimendajateks. on jupid, mida panna algusesse ja on jupid, mida panna lõppu. ja jällegi, kes tulevad väljakutsele, ma räägin nendest asjadest pikemalt ja panen siia rohkem punkte juurde. täna ma üritan hoida seda nagu piisavalt lihtsalt, midagigi meelde jääks. ja võib-olla võiks meelde jääda, on see, et iga tegevuse alguses, mida selgemini sa suudad endale välja öelda, mida sa teed ja miks sa seda teed, seda parem. ja mida selgemalt suudad anda endale lubaduse see asi nüüd ära ka teha, seda parem. jällegi, mina teen seda iga asjaga põhimõtteliselt. istusin maha täna seda webinari siin läbi viima. istun maha, esimene asi, enne kui ma nii-öelda Zoomi sisse login. mul on ikka väike hetk, see võtab, ma ei tea, 10 sekundit võib-olla. panen endale paika, okei, kavatsus, mida ma teen. lubadus. annan lubaduse nii-öelda, et ma teen selle asja ära mingi ajaga, mingil moel. jällegi, mina olen need ideed võtnud puhtalt Tiibeti budismi pealt. mõnedel on need sealt tuttavad, aga asja iva on umbes selline. pane paika, mida sa teed ja võta vastu endale lubadus see ära teha. siis hakkab pihta. nüüd väga oluline lõpp. kui midagi sai valmis, väga oluline on võtta väike hetk, selle asja üle rõõmu tunda. sellest, ja nüüd see muuseas, see on nii universaalne printsiip, et see ei kehti mitte ainult inimestel, see kehtib vähemasti enamikul imetajatel.
selle printsiibi kohta olen ma väga eri allikatest kuulnud sarnast juttu. Kes tahab nii-öelda midagi teistsugust lugeda, siis Aleksei Turovski Loomult loom, niisugune raamat. see on raamat, mida mulle kunagi ema luges unejutuks. mul on selle üle hea meel. olen tihti üks nagu haritud unejutu raamatud. Aleksei Turovski Loomult loom, seal siis Turovski kirjeldas seda, et kui oluline on niisugune nagu tegevuse nagu lõpetatus ja kuidas näiteks hamster, ta võib jääda nagu paaniliselt oma mingit ruumi puhastama, ta ei saa nagu kuidagi oma eluga edasi mindud, sest ta ei tunne, et oleks puhas, oleks korras, oleks tehtud. ja siis on oma taktika, kuidas nagu kodulooma omanik saab aidata oma loomal tunda seda nagu lõpetatust, okei okay,, ma tegin selle asja ära, puur on puhastatud, puhastamine on edukalt lõpetatud, ma saan minna nüüd tegema midagi muud, näiteks minna sööma. ja see rõõmustamine ongi see, mis selle efekti annab. et selleks, et nii-öelda sul ei kogu aeg ei jääks nagu kuskilt nagu lõpetamata mõtted pähe ketrama. iga kord, kui sa midagi lõpetad, võta endale midagi 5 sekundit ja sa tunne rõõmu sellest, mis sai tehtud. see lõpetab selle nagu sinu peas kuidagi ära. saad selle tegevuse nagu nii-öelda kõrvale panna, sihuke nagu hea emotsioon jääb sisse. selle hea emotsiooni pealt lähed sa tegema oma järgmist toimetust. ja teine asi veel on pühendamine. jällegi, tuleta korra meelde, mille nimel sa pingutasid ja soovi, et see, mille nimel sa pingutasid, saaks siis edukalt tehtud. ütleme ala, käisid jooksmas, rõõmustasid, vau, mul on hea meel, et ma täna ennast välja vedasin, tegelikult oli päris tore, mul on hea meel. ja et läbi selle, olgu mul edaspidigi tugev tervis, palju energiat ja niisugune hea vibe sees. see ei pea olema midagi väga nagu suurt ja grandioosset, tegelikult väga lihtsad asjad, aga nende tegemisel ja mittetegemisel on suur vahe. panin siia ühe näite, see on minu enda siukse nagu süvenemist nõudva töörituaal. selle mina olen võtnud jälle Tiibeti budismist, seal on selline praktika, mille nimi on tünn, mis on siis viis, kuidas me seame ette, valmistame ette mingisuguse ajaperioodi mingisuguse praktika jaoks. ma olen sellest endale disaininud siukse nagu laua taga töötamise rituaali. see algab sellest, et mul on mingid ettevalmistused, ma vaatan, et mul on midagi juua, mul on teavitused maha keeratud, keegi ei sega mind, ma tean, et keegi tuleb minuga rääkima sellel ajal. mul on kõik muu nii-öelda laua peal olemas, laud on puhas, laud on korras. siis mul on väike selline hetk, kus ma just istun, lasen kõikidel mõtetel nagu settida, eelmistel tegevustel nagu peast ära kaduda. siis on enese sama kavatsus, ma panen paika, et okei okay,, nüüd järgmise asjana ma üritan teha ära tak-tak-tak-tak need ülesanded. ma panen paika endale, kaua mul selle jaoks aega on. näitan kohe ühte vidinat ka. mul on selle jaoks sihuke taimer. väga soovitan, see on üks Hollandi firma teeb neid. panen paika, kui kaua mul töö jaoks aega on, see võib olla ükskõik mis 30 kuni 90 minuti vahel. panen taimeri käima, läheb. ja kui taimer heliseb, läbi, lõppu väike rõõmustamine, pühendus, väike sirutuspaus, võib-olla lähen teen kohvi, lähen räägin kolleegiga ja siis läheb uus ülesanne. erakordselt efektiivne nagu öö ja päev võrreldes sellega, kui ma istun laua taha maha kuidagi, et pea laiali otsas, aga okei, fine, ma vist pidin tegema midagi. et on ülesandeid, mis on nii keerukad, et ma ei saa neid tehtud mitte mingil muul moel kui ainult selle rituaali kaudu. mitte on see, et ma teeksin muidu need võib-olla nagu pikemat aega või läheks nagu aeg kuidagi nagu, ma ei tea, oleks vähem efektiivne. eriti kui ongi millegi kirjutamine, nagu millegi sisulise kirja panemine. kui mul ei ole sellisel moel loodud sihukest nagu õiget taustsüsteemi, siis ma tean, et minu mõistus ei tööta piisavalt efektiivselt, et midagi nagu mõistlikku kirja panna. seega ütleme, väga palju ka neid veebinari materjale ma valmistan ette täpselt niimoodi, sellepärast et see on ainuke viis, kuidas ma saan tulemuse, millega rahul olen. siis on isiklik näide sellest, kuidas ma olen endale siukse nagu rituaali vorminud, mis aitab mul olla produktiivsem ja teha tööd niimoodi, et see tulemus on parem, kui ta mul muidu oleks. nõnda, jällegi ma tean, ma räägin üsna kiiresti ja ma tean, ma räägin niimoodi, et ma kogu aeg ütlen, et ja, aga sellest ma praegu ei jõua rääkida. et lihtsalt muidu ma ei suuda pidada oma lubadust 1,5 tunni sisse ära mahtuda.
sest tegelikult rääkida on palju, teema on suur ja lai ja nagu öeldud, kes tulevad väljakutsesse, seal on meil aega rohkem, meil on kõnesid sealt rohkem. Mõte on see, et meil on planeeritud siia kokku 6 kõnet, 5 kõnet on grupiga ja siis ma räägin sinuga veel üks-ühele ka. Ja see tähendab seda, et iga teema, mida me praegu siin surume siia ühte kõnesse, me saame nad nagu 6 kõneks laiali tõmmata. meil on 6 korda rohkem aega, et asjadesse või siis sisse minna. aga räägime siis sellest analüütika poolest. ja nüüd ma tihtilugu näen, et 2 esimest, neid võib-olla nagu tihtilugu räägitakse natukene vähemalt nagu koos, eks ju. Et okei, et ja neid räägivad tihti inimesed, kes ongi siuksed nagu humanitaar- või sotsiaalharidusega. aga tihtilugu sealt jääb puudu see mõõtmise pool. ja see mõõtmise poole puudujäämine võib väga valusalt kätte maksta. minu isiklik näide, noh õnneks midagi seal väga hullu ei juhtunud, aga näide siiski. kui ma hakkasin käima jõusaalis, ma ei track inud ei oma toitumist, ma ei track inud ka õnneks jõusaalis enda raskuseid ega isegi seda, kui tihti ma käin seal. ja noh, ilmselgelt siis tulemused ei tulnud nii kiiresti, kui nagu oleks võinud. alguses tulid, jõusaalis alati alguses tulevad tulemused väga kiiresti, aga see nagu esmane kiire start saab läbi, siis tuleb sihuke nagu platoo vastu. ja niipea, kui ma hakkasin track ima enda algutarbimist, kalori kalorite hulka, raskuseid jõusaalis, seeriaid, korduseid, siis ma olen näinud olulist muutust ja piisavalt suurt muutust, et mul kolleegid Pipedrive'is üsna sageli on see, et noh, just eile oli, et istun kellegagi juttu ajama ja siis keegi see teine vend paneb pea viltu, küsib, et kuule, Erik, sa oled alla võtnud kõvasti. et ma olen nagu mingi vist viimast, ma hakkasin neid nagu tervise track imist tegema toidu mõttes just võib-olla nagu pool aastat tagasi. muid asju ma olen track inud juba aastaid, aga toitu mingipärast mitte. ja poole aastaga umbes on üsna silmnähtavad muutused juhtunud. ma olen enda arust oluliselt paremas vormis, kui ma enne olin. ja lihtsalt isiklik näide sellest, et minu meelest see mõõtmine töötab. ja kui sa midagi ei mõõda, noh, see on see, et ma enne ei teinud trenni pühendunult. ma tegin trenni väga pühendunult enda arust. aga lihtsalt sul on väga raske teha asju optimaalselt, kui sul ei ole andmeid. sihuke näide, mis mulle selle kohta meeldib, et kujuta ette, et sa sõidad autoga, kus ei ole ühtegi seda nagu näidikut. sa ei tea, mis kiirusega sa sõidad. sa ei tea, palju kütust on. sa ei näe, mis tuled sul sees on. ja siis noh, katsu kuidagi seal siis nagu silma järgi mõelda, et okei, et nagu vist sõidan päris kiiresti, aga vist mitte liiga kiiresti ja kütust ma tankisin mingi kuu aega tagasi, no äkki on veel natuke. võib-olla jääme kohe siia, võib-olla kohe lülitub mootor välja ja jääme siia tee ääret seisma, aga no me ka tegelikult ei tea. väga raske, eks ju. et samamoodi oma päriselus ka, et ärme nagu, meil on vaja mingeid mõõdikuid, meil on vaja seda armatuurlauda, kus meil on näha kiirused, kütused, kõik. ja kui autoga tuleb, siis sul enamasti kukub ise kaasa. autotootja on sulle kõik õiged mõõdikud sinna ära pannud, sa ise ei pea mõtlema, kuidas nad töötavad. lihtsalt istud sisse ja tead, et kõik on olemas. see enda päriselus me peame paraku natuke rohkem vaeva nägema. ja kes töötab võib-olla natuke suuremas firmas, siis tihtilugu sa saad natukene võtta šnitti sellest, kuidas äris sa mõõdad oma tööd. enamasti noh, natukene juba suuremas firmas vähegi on sul üsna head süsteemid, kuidasmoodi me mõõdame käivet, müüki, turundust, võlakoormust, efektiivsust, kliendi rahulolu, kõike. kes vähegi saab töö juures natukene mingisuguseid mõtteid selle kohta, siis on väga hea. aga laias laastus ma olen pannud kokku nagu 5 sammu, mida minu meelest on vaja läbi mõelda selleks, mingisugune nagu analüütika paika panna endale. esimene samm on see, et tea, mis on sinu eesmärk. see on natuke nagu see teotaasta teema, sellega me oleme juba tegelenud, see võiks olla kõigil olemas. nüüd teine küsimus. minu meelest väga hea küsimus on see, et kuidas ma saan aru, et ma olen oma eesmärgi saavutanud. sellest küsimusest üks derivaat on see, et kujuta ette, et ärkad hommikul ülesse ja öö jooksul maagiliselt
kuidagi keegi on teinud mingisugust hookus-pookust ja nüüd hommikuks oled sa kõik oma eesmärgid saavutanud. Mingisugune nii-öelda imeväel kuidagi on öö jooksul kõik korda saanud. ja mis on see, mille järgi sa hommikul saad aru, et vau, kõik on korras. Nüüd noh, sõltuvalt sinu eesmärgist, see pole erinev, eks ju. kelle eesmärk on langetada kaalu, noh, võib-olla see on see number seal kaalu peal, eks ju, kuigi see number kaalu peal on natuke küsitav asi, et mina vaatan rohkem oma keha nagu koostise protsente kui seda numbrit kaalu peal. aga noh, eks see number midagi ikka näitab. võib-olla ongi, ma vaatan, et number kaalu peal on selline, rasvaprotsent on selline, need on minu mõõdikud, 2 tükki, millega ma saan aru, et ma olen eesmärgi saavutanud. Kellel on ärieesmärgid, noh, võib-olla see number on mingisugune müügitulu, võib-olla see on kulude kokkuhoid, võib-olla see on kasum või kahjum, eks ju, mis iganes, kliendi rahulolu. Suhete kontekstis ma tean inimesi, kes näiteks mõõdavad seda, üks konkreetne tuttav mul, kellel oli selline nagu raske periood elus, tema mõõtis seda, mitu korda nädalas ta nutab. ja selle järgi ta sai aru, et noh, kas tema nii-öelda vaimne olukord läheb nagu paremaks või halvemaks parajasti. et neid asju, mida sa saad track ida, on palju. sa pead paika panema, mis on see, mis tegelikult sulle ütleb, kas ma liigun paremuse poole või mitte. nüüd järgmine küsimus on, et okei, mida ma siis nagu nii-öelda mõõtma pean konkreetselt. aga kui sa tahad oma kehamassi indeksiks saada normi, siis sul on vaja teada enda pikkust ja kaalu. pikkust sa tõesti ei pea äh, iga päev mõõtma, sellepärast et see on üldiselt suhteliselt stabiilne, kaalu muutub rohkem. ja kui sa tead, mida sa mõõdad, siis on vaja teada, et nagu millega sa mõõdad, kuidasmoodi, mis tööriistaga, aga ka millal, mis see nagu rituaal seal ümber on. mõõtmine on omamoodi rituaal. nagu minu näide oli, minu hommikuti kaalul ennast mul on kindel aeg, ma astun iga päev kaalu peale samal hetkel. enne seda, nagu ma olen tualetis ära käinud, midagi söönud, joonud peal ei ole, hästi oluline, eks ju. iga päev ma kaalun ennast samas kohas, samamoodi ja ma tean, mis mõõdikuid mind huvitavad. see kaal mõõdab mul väga palju asju, enamuse neist mul pole vaja teada. üksikud on teed, mida kohta ma tahan nii-öelda selle muutust jälgida. nüüd ma julgustan seda sammu võtma väga tõsiselt, sellepärast et kõige lihtsam on alati see, et okei, ma panen käsitsi kuskile kirja. ma kuskile nende käsitsi kirjutan, ma ei tea, märkmikusse, okei, võib-olla kuskile Google Sheetsi. nüüd see on väga hea, aga kuna see on nii suur lisatöö, iga päev midagi kuskile kirja panna on piisavalt suur töö, et ma hoiatan sind ette, et sul tõenäoliselt jääb see varem või hiljem unarusse. mul on endal asjad, mida ma ise ka track in Google Sheetsiga ja ma näen, kui suur töö ja vaev seda on teha ja ma kogu aeg hoiame, et tegelikult mul on viimased vist nagu 7 päeva märkimata, ma kannan seda infot mõttes, kuna see Google Sheetsi lahti tegemine, kirja panemine on nagu natuke liiga suur lävepakk mulle olnud. jälle kõlab imelikult, aga ma ei tea, võib-olla ei ole teistmoodi. mul vähemalt on niimoodi. sellepärast, mida rohkem sa suudad teha seda mõõtmist automaatseks, seda parem. mida rohkem, näeks ala sinu tervist mõõdab ära mingi nutikellakene, mul on näiteks tõesti Whoopise käepael, seda parem. kaal ka, minu kaal süngib andmed ise mul telefoni, ma ei pea kuskile midagi kirjutama. mida automaatsem see on, seda vähem on ohtu, et sul viskab nii-öelda ülese ja sa otsustad, et okei, fine, aitab, ma ei viitsi enam. ja viimane teema. kuidas ma andmeid kasutan? mul ei ole mõtet mõõta kliendi rahulolu, kui ma nende andmetega midagi pihta hakata ei oska. mul ei ole mõtet võib-olla isegi kaaluda ennast, kui ma ei tea, et mida ma siis teha saan. no mul konkreetselt jällegi, mul on see kõik on automatiseeritud. kaalust tulevad andmed lähevad otse minu toiduäppi ja minu kehakaalu muutuse järgi minu toiduäpp automaatselt reguleerib minu siis seda kalorivajadust. ehk siis kui kaal läheb alla, siis ütleb, et okei, ju sa sööd liiga vähe, paneb kaloreid juurde. kui kaal läheb ülesse, siis sa sööd liiga palju, kaloreid maha. seega nendel kaalumise andmetel on mingi väga reaalne väljund, kuidasmoodi nad nii-öelda tagasi minu ellu tulevad. ja kuna kell on nii kaugel, et ma tahan jätta natukene küsimust aega ka, siis väga pikalt võib-olla rohkemalt sellest teemast ei peatugi.
siin on mõned mõtted selle kohta veel, mida saab siis dokumendist näha. jällegi, kui sa tuled siia väljakutsesse, siis mul on meelega pandud siia see üks-ühele kõne, eelkõige just sellepärast, et minu praktikas inimestel sellise nagu oma analüütikasüsteemi ülesseadmine on kõige keerulisem ülesanne. eriti siis, kui sul ei ole sellist nagu IT või tehnilise hariduse tausta. Sellepärast on mul tehtud ka niimoodi, et me räägime 4 grupikõnet on kõigepealt. Me räägime 4 teemat ära nagu seltskonnaga, niimoodi saab oma mõtteid jagada. aga kuna see peale, kui me oleme isiklikust analüütikast rääkinud, meil tõenäoliselt on see vajadus, et okei, igaühel on küsimus, et okei, aga kuidas mul siin telefonis konkreetselt seda teha. ma olen teinud inimestele niimoodi, et ma nii-öelda võtame videokõnes telefoni ette ja hakkame koos installima õiged äpid ära, anname neile õiged õigused kätte, kõik vaatame, et kõik töötaks. ja see tagab selle, et sa lähed siit nagu väljakutse lõpus minema niimoodi, et sul on toimiv süsteem, mitte ainult nagu, et mingid slaidid, et kasuta seda äppi, kasuta seda äppi, vaid sul on äpid, mis omavahel oskavad rääkida, nagu minu kaaluäpp räägib Whoopiga, minu kaaluäpp räägib minu toiduäpiga, automaatselt ma ei pea midagi puutuma. et see on see nagu automatiseerimise tase, milleni me tahame jõuda. selleks mul on siin üks-ühele kõne ka, et tagada, et me saame nagu kõik tehnilised asjad korda. muidugi, kellel on IT-taust ja kõik tuleb väga kergesti, siis ta võib seda kõne kasutada ka millegi muu jaoks. võib-olla mõnel on just see, et IT on väga tugev, aga harjumusdisain on nagu keeruline, siis räägime sellest. aga see üks-ühele kõne on sul selle jaoks, et oleks selline nagu konkreetse probleemi lahendamise hetk olemas. ja siis lõppu on veel see, et üks tagasivaatav grupikõne, kus natukese aja pärast, et on see võib-olla isegi väikse ajaakna vahele, saavad kõik siis nagu jagada kogemusi sellest, et kuidas läheb, mis on olnud keeruline, mida muuta ja jagada, mis lahendusel, mis probleemidele kellelgi on nagu töötanud. ja kuna kõik teavad nagu tulevikus kõnes peab aru andma, kuidas mul läheb, siis see on selline väike accountability ka. mul on üks grupp, kellega ma iga nädal nii-öelda saame kokku. mul on seal inimesed öelnud, et vau, et iga kord, kui ma vaatan, et tuleb esmaspäev kätte, kus mul see kokkusaamine on, siis on jälle see, et okei, ma tean, ma pean nagu aru andma endast. ja siis see nagu veits motiveerib, eks ju, nädala jooksul tubli olema. kuna siis on parem tunne seal öelda, et jaa, ma olen väga tubli ja tänu sellele sa teed natuke võib-olla rohkem, kui sa teeksid muidu. nõnda. ja kokkuvõtteks ühesõnaga, kuidas jõuda tahtest tegudeni? minu vastus, mida mina olen näinud enda elus ja mida ma olen näinud enda klientide elus, on see, et meil on vaja teovahet ehk aru saama, et see, mida me teeme, on tehtav. mul on see enesekindlus, et jaa, see on võimalik, see on tehtav, see on reaalne. ja mul on see arusaam, et see tasub ära ennast, see pingutus. mul on vaja nagu kuulikindlaid poolautomaatseid harjumusi ehk rituaale, mis teevad selle kõige tegemise nii vähe koormavaks, kui see vähegi saab olla. ja lõpuks nii-öelda last but not least, viimaseks, aga mitte vähem tähtsaks, mul peab olema selline töötav analüütikasüsteem, kus kõik, mida ma tahan saavutada, on kuidagipidi arvel. ja ma tean, kas ma liigun õigesse suunda ja ma tean, mida ma pean muutma selleks, et ma liiguksin paremini ja efektiivsemalt. minu meelest päeva lõpuks kogu see asi ma ei tea, kas saab öelda, et nii lihtne ongi aga vähemalt minu meelest neid nagu samme pole palju. see kehtib iga asja kohta, kus sinu tulemus sõltub sinu enda pingutusest. see süsteem lotomänguse kohta ei tööta, sellepärast et seal nii-öelda see lotofirma, kes need numbrid seal välja loosib, nendest sõltub liiga palju. aga sinu tervis, sinu äri, sinu suhted, kõik see, seal kehtib sama printsiip. järjepidev pingutus toob tulemusi ja sellises kontekstis minu meelest on see meetod väga kohane. äri, tervis, suhted, igal pool sama printsiip. väike pingutus pidevalt on see, kust tulemused tulevad. üks tore intsident oli, et üks inimene, kes on siin täna ka kohal, saatis mulle sellise toreda sõnumi eile, et kuule, et ma tegin ära need 2 harjutust, mis sa emaili peale saatsid. ja et juba need 2 harjutust on olnud kõige paremad meeleharjutused, mida ma viimase 15 aasta jooksul teinud olen.
ma panin selle tsitaadi siia sisse, ma loodan, et see annab natuke nagu motivatsiooni need harjutused ära teha. et ta ütles seda peale enda tegemist. tihtilugu me kõik saame enda harjutuste väärtust aru, kui need on tehtud, sest need tekstina võivad kõlada liiga lihtsalt, selleks, et neist oleks tolku. nõnda, aga siis võib-olla liigumegi siis küsimuste juurde ja ma palun, et kirjutage siia vestlusesse kõik, mis teil mõttes mõlgub ja ma hakkan neid järjest siis nagu niimoodi ette võtma. ja seni, kuni küsimused tulevad, ma väljakutse kohta ütlen veel nii palju, et ma varsti panen selle, ma arvan, et täna-homme ma panen selle väljakutse info nii-öelda avalikult ka välja. Uudiskirja, kes teist on uudiskirja liikmed, siis saavad uudiskirja selle kohta, pluss läheb sotsiaalmeediasse. ja ma hoian grupi suht väiksena. gruppi ma seekord võtan kuni 15 inimest. lihtsalt sellepärast, et ma ei jaksa pärast neid üks-ühele kõnesid teha inimestega, kui mul inimesi on liiga palju. ja noh, üle 15 inimese enam ei ole nagu grupi dünaamikaga enam päris see. ühesõnaga, grupi suurus saab olema 15 inimest ja saab olema selline first come first serve loogika. seega teie olete praegu esimesed, kellele ma seda linki avalikult jaan. mõni võib-olla on selle ise kuskilt veebilehelt üles leidnud, aga panen lingi uuesti praegu siia. et esimesed, kes saavad sellele nii-öelda nagu avalikult ligi. ja et premeerida kõiki neid, kes on täna tulnud kohale. ma meelega seda alguses välja ei öelnud, sellepärast ma tahtsin premeerida neid, kes on kohale tulnud ja lõpuni vastu pidanud. kõik, kes hüppavad pardale praegu, saavad tubli soodustuse. avaliku hinnana ma olen hõiganud välja 550. kõik, kes panevad ennast kirja täna südaööks, saavad hinna 440 ehk 110 € maha kõigilt. see on midagi, mida ma avalikult kuskil välja ei ütle, et kuigi täna südaööni on aega, siis see info, et niimoodi teha saab, on ainult nendele, kes on webinaril kohal ja sellest ei tule uudiskirja, sellest ei tule ka sotsiaalmeediat. nii et kasutage võimalust, saate 110 € kokku hoida, kuna olete tublisti siin pidanud lõpuni vastu ja tänapäeval selline vastupidavus on hinnaline, nii et väärib premeerimist. nüüd, kes tunneb, et okei, tegelikult mul oleks nagu abi vaja, aga ma olen veits nagu nii-öelda, ma ei ole suutnud nagu otsustada või ma ei tea, et kas see asi nagu on minu jaoks päris. esiteks siit veebilehelt saate natuke täpsustavat infot juurde, aga kui tundub ikka, et mul on natuke nagu vaja arutada seda asja, enne kui ma julgen midagi otsustada, siis siin lehe keskel on väike vorm, panete siia enda telefoni ja nime ja emaili ja ma võtan sinuga ise ühendust ja saame rääkida privaatsemalt. kellel on küsimusi, mis kannatavad nii-öelda grupi ees küsimist, siis loomulikult kirjutage siia. ja kellel on küsimusi, mis on natuke isiklikumad, siis arutame üks-ühele. nõnda. aga siis on tulnud küsimus selle kohta, et oskada soovitada head kalendrit. mitte Google kalendrit, kus panna päeva tegemisi kellaajaliselt kirja. ja mul on sulle lausa 2 tükki pakkuda. üks programm kannab nime Akiflow ja teine programm kannab nime Sansama. Akiflow on nendest kahest, ma ütleksin, et võimekam. võimekam siis selles mõttes, et seal on nagu rohkem neid feature eid ja asju. nüüd Sansama on lihtsam ja kuidas öelda, mina ise olen kasutanud mõlemat, aga ma praegu kasutan Sansamat. sellepärast, et tema selline nagu lihtsus meeldib mulle. ta on ja sellepärast ma natuke praegu räägingi katkendlikult, et ma üritan neid linke samal ajal otsida, kui ma räägin. Sansama on selline, ta on üsna nagu
ilusa liidesega, tegelikult Akiflow on ka ilus, aga Akiflow on siin nagu kirgim, kuna sellest võimalusi on nii palju. Sansama on sihuke nagu, kes teavad, mis asi on Kanban board, siis Sansama näeb täpselt välja nagu Kanban board ja ta ongi nagu selline Kanban board'i süsteemis üles ehitatud asjakene. Akiflow on selline nagu rohkem täisvõimsuses kalender ja kõik muud värgid. ja tänu sellele ta ongi siis kindlasti võimsam, mingis mõttes kindlasti ägedam, aga samal ajal ka selle võrra siis nagu sul on rohkem, millega vaeva näha. nii, ja suure kirimisega leidsin ka lingi. Akiflow link on siin ja Sansama lingi panen ka kohe. nõnda, isegi võib proovida seda, et tehke endale nii-öelda konto võib-olla mõlemasse ja proovige lihtsalt, kummas on mugavam, kumb tundub, et nagu vaibib sinuga paremini. ja siis seda ühte jääd kasutama ja sellele ühele teete siis nagu sellise püsikonto. vot, ja minu meelest eriti need mõlemad tööriistad, mis nad toetavad väga hästi seda süsteemi, mis me oleme täna rääkinud, seda nagu rituaalide süsteemi. et sul tekib sinna mingi nagu päeva planeerimise rituaalikene ja õhtu kokkuvõtte rituaalikene, kus sa siis oma neid tegevusi nagu tõstad, ma ei tea, tänasest päeva siis homsesse või homsest päevast tänasesse ja sätid ümber ja teed kõike. ehk siis sihuke tööriist, ma arvan, on väga abiks ja annab sulle mingi struktuuri, millega siis nagu rohkem mängida. jällegi nende ülesseadmine, kui sa oled inimene, kes tunneb ennast IT vallas tugevalt, on lihtne. kui sa ei pea ennast väga selliseks nagu tehnikateaduste inimeseks, siis see setup võib olla, vajada nagu abi. mul on olnud seda, et inimesed tulevad minu nagu koolitustele ja siis seda üks-ühele kõnedes ma aitangi neil neid kalendritööriistu nagu kas nüüd üles seada või vähemasti siis nagu käia need läbi nendega, et need seada üles viisil, mis nagu kasutavad selle tööriista kogu potentsiaali ära. ehk siis jällegi, kes tuleb väljakutsele, siis kalendrid on ka teema, mida me võime selle üks-ühele kõnega seal nagu käsitleda ja rakendada. tulnud teine küsimus. mida arvad eneseanalüüsi küsimuste vastuste analüüsimist AI-ga? et see ühest küljest aitab arutluskäiku iseenda jaoks laiendada, sealt näen ohtu, et äkki siis mu enda aju pole nii kohal ja tekkida selline vedelaju efekt. ja minu meelest see on väga õigustatud küsimus. ma ise kasutan ai-d üsna palju, mitte võib-olla niivõrd selliste nagu isiklike küsimuste jaoks. mida ma olen teinud ai-ga, on see, et ma lasen ai-l enda mõtted nii-öelda nagu kokku võtta. et mulle meeldib kirjutada või kasvõi nagu nii-öelda linti rääkida ja ma saan kõik head mõtted kirja, aga nad ei ole väga struktureeritud. ja seda iseenda kirjutatud mõttepudru on väga raske nagu pärast üle lugeda või siis teha mingisuguseks nagu lihtsalt meeldejäetavasse või struktureeritud formaati. ja ma olen seda küll teinud ai-ga, et ma annan ai-le ette ma nagu tohutu mõttepudru, ütlen, siin on mõtted, tee mingi struktuur siin. ja tulemus võib olla siis näiteks selline nagu struktureeritud, tegelikult sa kokkuvõttes lõpuks sa rääkisid seal kolmest asjast. siin on need kolm suurt teemat, igalühel on 5 alapunkti ja see on palju nagu lihtsamini tarbitama, võtta selle ette, siis loomulikult ma seda pean ikkagi natuke nagu sättima ja muutma ka, et see ei jää kunagi nagu tiidavad on. aga mul tekib mingi lähtekoht, mille pealt nagu minna. nagu satub juba sama efektiga, kui sa käid mingi coach'i juures, ütleme, et ta nagu peegeldab sulle tagasi, muidugi ai kindlasti ei asenda coach'i, aga see tunne on nagu natuke sarnane, et keegi nagu peegeldab sulle tagasi sinu mõtteid kuidagi puhtamal, struktureeritumal ja objektiivsemal moel. ja sa saad nüüd sellise nagu kõrvaltvaataja pilgu enda mõtetest. selle jaoks ma arvan, ta on hea. kas ma kasutaks seda nii-öelda enesekindluse logiraamatu tegemiseks? kindlasti mitte ainult seda,
aga sa võid talt nii-öelda kasutada seda nagu mingi nagu lisaideede saamiseks. et pane, ütleme, enda asjad kirja, mis pähe tulevad ja hakkad siis nii-öelda küsima, et kuule, et aita mul nagu lisaideed leida ja palu tal küsida enda käest küsimusi, ütleme, võib-olla küsib, et ala, mis tööd sa teed ja mida iganes. siis sealt sa saad nagu nii-öelda mõtteid, mille pea sa iseenesest ei ole tulnud enne. see on ka väga realistlik. jällegi natuke sama efekt, nagu räägiks kellegi teise inimesega, annab nagu võib-olla mingisugust enda peast väljaspool olevaid mõtteid juurde. Mhm. pluss, nagu siis mainitud, pildigeneraatorid on minu meelest head asjad, aitavad pikkasid juttusid teha kergemini arusaadavaks. eriti sellise nagu struktuuri loomise jaoks. üks tööriist, kaks tööriista, mida ma soovitan, on Notebook ML, see on Google'i oma. eriti selle mõte ongi nagu selliste pikkade asjade kokkuvõtete tegemine ja struktureerimine ja õppematerjalide läbitöötamine näiteks. kes käib ülikoolis tööl või midagi sihukest, siis soovitan. teine asi, soovitan loomulikult Claude'i. Claude on praegu minu enda peamine tööriist. ahaa, väga hea küsimus veel selle kohta, et kuidas saada aru, milline eesmärk on optimaalne, et kuidas latt panna mitte liiga kõrgele ega mitte liiga madalale. ja kuidas saada hakkama selle frustratsiooniga, kui eesmärk jääb tegemata. Need on kõik minu meelest väga nii-öelda õiged küsimused. ma kardan, et neil ei ole sellist nagu lõplikku lihtsat vastust, et õige kõrgus on 3,5 ja nii ongi. mida ma ise teen, on jälle, esiteks on jällegi see, et ma rohkem track in oma pingutust kui tulemust. mul oli eile sünnipäev ja mul oli oma eesmärk oli mul saada keharasva protsent sünnipäevaks 15%-ni. ja see ka muidugi noh, ta mõõdab üsna ebatäpselt, see iga päev see number on veits erinev, aga mulle tundub, et ma tegin oma eesmärgi umbes ära. ja mul on selle üle loomulikult hea meel. see eesmärk oli nii ambitsioonikas, ma vahepeal tundsin, et okei, et ma vist panin natuke üle. mulle tundub, et see ei ole enam realistlik. aga kuidagi tundub, et tegelikult see jälle kuidagi oli. aga kui mul ei oleks see eesmärk ette tulnud, oleks jäänud mingi kõrgem number, ma oleks sellegipoolest tundnud selle eesmärgi kogu selle protsessi üle rõõmu. sellepärast, et ma tean, et ma olen pingutanud ja ma tean, et ma olen sellele eesmärgile lähemale liikunud. selle kohta on see hea ütlus, et kui sa paned lati väga kõrgele, siis sa sellest latist üle ei pruugi hüpata. aga sa hüppad sellegipoolest kõrgemale, kui sa oleks hüpanud mingist madalast latist, millest ülehüppamiseks nagu tegelikult võib-olla täispingutust pole üldse vaja. ehk siis jah, ma arvan, et üks põhimõte kindlasti, mida ma nagu rõhutaks, on see, et see pingutus on see, millele peaks minema see peafookus. kas see eesmärk tuli või ei tulnud ära, noh, ikka ka oluline, aga kordades vähem tähtis kui see, et kas ma tegin selle nimel nagu õiget tööd. sest sellel tööl on alati lisatulemusi, mis selles eesmärgis ei kajastu, aga muidu on väärtuslikud. no kasvõi tervise puhul näiteks, eks ju see, et võib-olla mul eesmärk on joosta, ma ei tea, maraton ära mingi kindla ajaga, ei tulnud see aeg välja, aga mu aeg paranes ja minu nagu kogu see tervisekasutusest trennist ei läinud ju nagu kaduma selle pärast. aga siiski, ma paneks lati nii kõrgele, et see on, mul on piisavalt usku, et ma saan sellega hakkama. muidu ma ei viitsi pingutada. ja et ma tean, et see oleks nagu väärtuslik ka. ma võtan enda eesmärgi, et ma tahan see aasta joosta nagu 10 meetrit, võib-olla natuke nagu madalal. ma panen poolmaraton, päris hea. ja võib-olla, kui ka poolmaratoni see aasta mingi ajaga ära ei jookse, ma arvan, et see on ka okei. paneme selle eesmärgi äkki järgmine aasta uuesti. seni, kuni ma arvan, me paneme fookuse sellele pingutusele, mitte tulemusele. seni ka see eesmärkide mittesaavutamine ei ole nagu suur probleem. et sul ei ole seda, et see on nagu väga demotiveeriv see, kui sa nüüd ei saavutanud eesmärki. mida soovitaks pere hobiteemade fikseerimiseks, ülesannete jagamiseks ja inimestele täitmiseks, andmiseks ja jälgimiseks? kas sa mõtled natuke sellist nagu projektihalduse tööriista justkui?
saad sa täpsustada? See on see küsimus, mille on küsinud Samsung SM S9 0 midagi. et kas ma saan õigesti aru, et sa mõtled nagu umbes niisugust nagu to-do listi haldus või niisugust nagu projekti haldustarkvara? See on nii, kui sa kirjutad, vaatan järgmist küsimust. ja kui eesmärk ei tulegi, siis see on oluliselt rohkem, kui ma tegin eile. vot täpselt jah, sama põhimõte. et mina suhtun enda eesmärkidesse rohkem kui sellistesse nagu innustavatesse verstapossidesse kui nagu enda edumõõdikutesse. Et mul on, eks ju, mul on oma ettevõtte all ka mingid eesmärgid, kui palju ma tahan see aasta käivet teha, kui palju ma tahan see aasta müüa, mis iganes. nüüd, kui ma teen selle käibenumbri ära, tore on, et tegin. kui ei teinud, aga tegin rohkem kui eelmine aasta, ikka tore. ma tegin vähem kui eelmine aasta, aga võib-olla ma tean, et ma panin meelega seda aega kuskile mujale see aasta, ikka tore. et ainuke asi on see, kui ma nii-öelda vaatan tagasi ja ütlen, et tegelikult ma väga ei pingutanud. ma mitte sellest, et ma teadlikult panin selle pingutuse kõrvale, vaid sealt nagu, no okei okay,, ma tegelikult seda ei teinud. Ununes ära. see on see, kus ma ütlen, et nope, see ei ole hea. tuleb teistmoodi saada. küsimus eesmärgi sisu kohta. kas eesmärk näiteks trennis käimisel on püstitatud pigem režiimi kohta, et a la käin nädalas 3 korda ja hoian seda režiimi, või eesmärk on pigem saavutada mingi kehakaalu? minu meelest ongi mõlemad on täiesti nagu valiidsed eesmärgid. mõlemad töötavad. nüüd ainuke asi ongi see, et kui sa paned selle nii-öelda, nimetame seda siis nii-öelda nagu objektiivseks eesmärgiks või kuidagi nagu numbriteks eesmärgiks, et mingi tulemus, kehakaal näeks. selle eesmärgi ainuke oht on minu meelest lihtsalt see, et sa pead olema okei sellega, kui sa seda eesmärki ei saavuta ja mitte selle pealt ütlema, et okei, minu pingutus läks luhta. sellepärast, et nende eesmärkide saavutamine sõltub sinust väga palju, aga alati millestki muust ka. minu kehakaal sõltub minu enda pingutusest eelkõige loomulikult, või noh, kehakaal sõltub isegi nagu väga palju minust, aga ma ei tea, mingi maratoni aeg näeks. noh, kui Covidi tõttu jääb maraton ära, siis ongi, et ega ma seda maratoni aega mõõta ei saa. ja siis on oht mõelda, et okei, et ma nagu ebaõnnestusin. kuigi tegelikult minu poolt oli kõik korras, lihtsalt mingi väline tingimus nagu ronis vahele ja rikkus selle nagu ilusa linnukese saamise ära. aga jah, mul endal on nii-öelda mõlemad eesmärgid segamini. mul on eesmärgiks ala käibenumber ettevõttele, aga teine eesmärk mul on, eks, on see, et ma teen iga kuu umbes kord kuus, ma teen neid webinare. et nende webinari tegemine kord kuus on mingisugune nagu rituaal või rütm, mida ma hoian, see on nagu omaette eesmärk. ja kui ma vaatan mingi aeg, et kuule, et ma nagu olen jätnud vahele 3 kuud, siis see on nagu minu jaoks ikka nagu läbikukkumine. kui ma pole teadlikult otsustanud, et ma teen seda nagu, sest mul on mingisugune muu põhjus, miks ma seda webinari praegu vahele jätan. kui eesmärk tundub hea, aga tekib ette küsimus, et võib-olla mulle situatsioon tegelikult ei meeldi, mis eesmärk on saavutatud. samas positiivne tulemus proportsionaalselt kaalumisel üles võimalikud negatiivsed tagajärjed. see on jällegi väga õige küsimus. see on asi, mida ma oma klientidele tihti soovitanud olen. et kui sul on selline mure, et sa ei ole päris kindel, et kas see, mida sa arvad, et sa tahad, on nagu see, mis sa päriselt tahad. siis mida ma soovitan inimestele, on see, et katsu seda nagu tulemust kujutada ette nii detailselt kui võimalik. minu lemmikmeetod on see, et kujuta ette enda nagu tavalist päeva hommikul ärkamist kuni õhtul magama minekuni. sellises olukorras, kus see eesmärk on nagu saavutatud. ütleme, minu lemmiknäide, inimesed tahavad, kõik tahavad, et ma tahan olla tegevjuht, nagu kõlab uhkelt, eks ju, ma ei tea, ettevõtja, tegevjuht, saan palju raha, eks ju, nii edasi. ja nüüd, aga sa tegelikult mõtled, kas ma tegelikult tahan seda? ja hakkagi pihta, hommikul ärkan üles, mis kell ma ärkan? Vara, ma eeldan. suur ettevõtte juht, ma arvan, ärkab üsna vara. ma ei tea, võib-olla 6:30. nii, siis esimene asi võib-olla vara, isegi varem läks, mul on tihti
no tihti, aga õnneks tihti pole, aga et on kõned Aasiasse, mis algavadki kell 6:00 Eesti aja järgi. ühesõnaga tegevjuhina minu päev võib alata 6:00, sellepärast mul on eri ajavöönditega vaja pidada kõnesid. Kui palju mul on mingit inimsuhtlust ja vastavate kirju ja kõike muud ja mis kell ma lõpuks nii-öelda tööpäeva lõpetan, siis kui mul on nagu Ameerika ajas vööndisse ka kõned ära peetud. ja kui sa mõtled selle detailselt läbi enda jaoks, siis saad aru, et kas see ongi, et oh yeah, vot, just, see on täpselt see, mida ma tahan. siis sul on kuhjaga motivatsiooni, et selle nimel pingutada. või siis saad aru, et ja ei, palju raha, seda kõlab küll hästi, aga tegelikult see ei ole see elu, mida ma tahan. ehk siis mida ma soovitan, on selline nagu detailne visualiseerimine, võtta üks tavaline päev hommikust õhtuni, mängi see enda mõttes läbi ja küsi, et kas see on see elu, mida ma tahan endale. kui on, väga hea. kui ei ole, siis tuleb võib-olla nagu natuke täpsustada, et äkki ma saan selle eesmärgi sõnastada ümber niimoodi, et oleks mulle meeldivam. Projektijuht, jah, ühesõnaga siis täpsustati, et küsimus on projekti juhtimise kohta. ma ütleks, kõige lihtsam tööriist on Trello. Trello on sihuke jälle tavaline Kanban board, mul on mitu väikest ettevõtet kõrval, üks minu ettevõte, kus meil on sihuke nagu tiim on mingi võib-olla nagu vist ongi äkki umbes alla 5 inimest, siis Trello töötab väga hästi. ta on piisavalt lihtne, ta pole selline raskekaaluline nagu ütleme, mingisugune Jira või Confluence või midagi. ta on piisavalt lihtne, ta on üsna suurel määral isegi tasuta. et kui sa ei tee mingeid väga keerulisi asju, siis sa isegi maksma minu meelest selle eest ei pea. ja me saame kõik oma ettevõtte sealt sellega kaetud. seega ma arvan, lihtsatest asjadest, ma arvan, Trello oleks peamine, mida ma soovitan. muuseas, Akiflows sa saad teha ka nagu tiime minu meelest ja jagada nagu neid task'e siis oma tiimiliikmetega, et võib-olla Akiflow saaks ka teha oma perekonnatiimi või nagu hobis osalejate tiimi ja seal siis jagada asju näiteks. teine võimalus. vot, kas kellelgi on küsimusi veel selle väljakutse või meistriklassi kohta? mida iganes, mis tundus, et tegelikult nagu oleks huvitav, kasulik, vist nagu abiks, aga ma pole päris kindel, kuna mul midagi jäi nagu õhku rippuma. ja võib panna muidugi muid küsimusi ka, et vastan kõigele muule ka. üks väga hea küsimus tuli, et kuidas lohutad ennast läbikukkumiste puhul? mina olen, see võib kõlada natuke karmilt, aga mina ennast mingis mõttes, ma väärtustan võib-olla nagu enda suhtes ausust rohkem kui seda isegi nagu nii-öelda halva emotsiooni puudumist. mida ma sellega mõtlen, on see, et kui ma oleks trennis käimisega olen looder, siis ma esimesena küsin nende käest, et kuule, nagu täiesti ausalt, kust see tulnud on? ja ma võin jõuda järeldusele, et okei, et see nii-öelda kõike arvestades oligi õige otsus. et ma olen käinud vähe trennis, võib-olla ma juba näen ka, et kehakaal hakkab tõusma või mis iganes muu nagu asi hakkab käest ära minema. aga kuna ma tean, et mul oli mingi hea põhjus, kus seda aega oli rohkem panna vaja. tööd oli kiire aeg, mingid perekondlikud kohustused, mida iganes, siis ma saan endale öelda, et jah, ma pole trenni teinud ja nii-öelda mingis mõttes mul on selle üle hea meel. et kui ma peaksin nüüd uuesti otsustama nagu nii-öelda ajas tagasi minnes justkui, et kas ma läheksin trenni või ma teeksin seda muud asja, ma ikka saaksin öelda, et ei, ma teen seda muud asja, ma tean, et mul jääb trenn tegemata, jah, mul on kahju, aga ma tean, see on õige otsus. ja kui nii, siis nii-öelda ma arvan, et mul mind nagu väga palju rohutada polegi vaja, kuna ma tean, et ma tegin õigesti. kui ma endale ausalt otsa vaadates ütlen, et tegelikult seal ei olnud mingit head põhjust, ma lihtsalt olin laisk siis esiteks muidugi ma olen väga nõus sellega, et selline nagu negatiivne sisekõne ei ole eesmärk. negatiivne nagu enda peale pahane olemine teeb sind vähem motiveerituks ja mitte rohkem motiveerituks.
ja enda nagu see, et sa käid siis ringi jutuga enda sees, et ma olengi see looder ja laisk ja lohakas ja paha ja nii edasi ja must saagi kunagi asja, ma olengi perekonna häbiplekk. See paneb sealt rohkem reis käima. Või kui paneb, siis ainult korraks, aga see ei ole sihuke nagu jätkusuutlik motivatsiooniallikas. siis mida ma selle asemel küsiksin, on võib-olla see, et okei okay,, aga mis see on nüüd minu õpetajalt võetud küsimus, et mida ma pean uskuma iseenda ja maailma kohta, et mul oleks võimalik nagu nii-öelda igapäevaelus otsustada, et okei okay,, ma tegelikult ei lähe trenni. sealt võib tulla välja näiteks see, et sa leiadki, et aga tegelikult ma ei usu, et sellest on kasu. et jaa, ma tean, ma käin, aga nagu ma olen seal aasta aega käinud ja ma tegelikult ei ole mitte mingit tulemust näinud, seega nagu see vist ei tööta. või see võib olla see, et no jaa, ei no veits on nagu, mida olen nagu näinud küll, et on nagu hea, aga tegelikult see, et ma saan kodus, ma ei tea, nagu istuda 2 tundi teleka ees, see meeldib rohkem mulle. et kas enesekindluse või see nagu tasuvuse aspekt võib olla puudu. ja see puudu olemine ei ole tingimata see, et sa ütledki endale, et jaa, et mina usun, et trennis tegemisest ei ole kasu. see on pigem see, et sul on mingisugune nagu kõhklus või kahtlus või midagi kuskil seal nagu pinna all natukene ja siis sa ei ole suutnud seda endale kuidagi nagu välja öelda. ja selline jälle otsa vaatamine. Ähm, sellest nagu sellele nii-öelda otsa vaatamine ja endalt küsimine ausalt, okei okay,, aga miks mulle ei tundu, et see trennis käimine nagu ennast ära tasub? oleks esimene samm, mida ma arvan, ma teeksin. ja teine pool ongi see, et võib-olla need nagu rituaalid, harjumused, et kas äkki trennis käimine on mulle praegu liiga raske? kas see pingutus nagu on suurem, kui ma olen võimeline tegema? näiteks üks konkreetne näide, mul on valida iga hommik, kas ma lähen kas ma lähen tööle jala või jalgrattaga. ja kui ma tean, et ma tahan pärast trenni minna, ma võin mõelda, okei okay,, ma lähen rattaga, sest siis on mul pärast trenni jõudmine kiirem ja pärast koju jõudmine ka kiirem. see pingutus, et nagu ennast trenni kohale vedada, on selle võrra nii palju madalam, et mul on lihtsam öelda, okei okay,, fine, lähme kuni selleni, et võib-olla, et kas sul on nagu trenni asjad ka, sa pead kodust läbi minema, et võtta sealt ja mida väiksemaks sa selle lävepaku endale suudad teha, seda parem. proovi illustreerida tahtes tegudeni väljakutse puhul nii-öelda detailsemaks minemist. mida ma mõtlen siin, see, et meil on lihtsalt aeg otsa saanud praegu. et ma rääkisin kõik teemad, ma rääkisin läbi lihtsalt nagu siuksel mingis mõttes, kuidas öelda, kiirkursusena ja nendest iga teema kohta nagu on tegelikult ju tohutult palju rohkem rääkida. et siin programmis meil on, see õige menüü on siin, meil on mitte 1 tund nagu või 1,5 tundi, vaid meil on põhimõtteliselt seesama aeg korda 6. et me teeme esimese kõne, me räägime ainult enesekindlusest ja me ükski muu teema nagu vahele ei tule, meil ei ole seda tegelikult edasi minna mingi muu teema juurde. ja teisalt, kuna mul on see grupi suurus paigas, et maks 15 inimest, siis see tähendab seda, et ma eeldan, et nagu me saame seda nagu dialoogi ka pidada, et ei ole ainult see, et kohal on mingisugune suur posu inimesi ja siis kõik nagu kuulavad vaikselt, sellepärast et ei julge segada, kuna nagu on suur kõne. vaid et me saame nagu mitte ainult kirjutada vestlusesse, et okei okay,, mul on küsimus, vaid nagu tee mikker lahti, räägime. ja saame kiiremini ja paremini kõik räägitud. teine kõne räägimegi ainult sellest nagu eesmärgist, teotahtest, mitte ei keri sellest nagu korra kiiresti üle, sellepärast et aega ei ole. samamoodi siis ka harjumustega, samamoodi siis ka selle analüütikaga. eriti loomulikult on siis nagu see üks-ühele asi, eks ju, et me võtamegi selle, mis iganes on sinu jaoks, on see kõige nagu keerulisem asi. enamiku jaoks ta on analüütika, aga ei pea olema, võib-olla mingi harjumuste jutt, võib-olla mingi hoopis enesekindluse teema. ja me võtame selle ühe konkreetse teema niimoodi, et ma sinuga üks-ühele ja kellegi teise juttu nagu vahele segamas ei ole. ja kui vaja, jagad ekraani, näitad, võime koos kirjutada, ma tihti teen seda, ma kirjutan nagu laivist niimoodi inimesega koos midagi, joonistan. ja me saame selles mõttes lahendada asju niimoodi, et meil ei ole ajasurvet nii suurt ja meil ei ole ka nagu seda osalejate arvu nii suurt. see oleks see, mis ma selle nagu detailsemaks minekul mõtlen. seda reklaamin ka veel, et kui sa tuled ja leiad, et sa käisid kohal ilusti, tõesti, sa käisid kohal ja ütled lõpus, et kuule, ma olin kohal, ma tegin kõik kaasa, aga sorry, ei, see asi ei tööta minu jaoks.
nagu siin keegi, üks inimene kirjutaski, et kuule, et mina ei usu praegu, et see minu jaoks töötaks. Fine. Et kui sa näed, et sa ei tööta, siis ma annan sulle sinu raha tagasi, sellepärast et ma ei taha võtta raha inimeselt selle eest, mis teda ei aidanud. Ehk siis tule, riski selles mõttes ei ole. Et kui sa leiad, et tegid vale otsuse, tegelikult ma olen sihuke nagu mõttetu mees, kellelt ei olegi midagi õppida, siis sa saad nii-öelda kompensatsiooni kogu oma kulutuse eest. Ja kui oli midagi õppida ja läks elu paremaks, noh, siis sa saad endale selle tulemuse, mida sa otsima tulid. See on mul see esimene kord, kui ma sellise garantii oma koolitusele panen. Aga ma olen näinud, et see on tegelikult nagu õige asi, sellepärast et mulle endal, kui ma ise võtan ka palju koolitusi ja see, kui ma näen, et koolitaja ütleb, et nagu ma usun no, seda, mida ma teen piisavalt palju, et ma tean, et nagu sa jääd rahule. Ja mul ei ole probleemi nagu öelda sulle, et okei, fine, tule proovi ja kui ei tööta, siis minu kulul. Minu jaoks see võtab sellist nagu nii-öelda mm, riski ära. Ma tean, et seda ma ise nagu hindan teiste koolituste juures ja mõtlesin, et panen ise ka juurde. Nii, keegi soovib tagantjärgi õnne, väga armas. Et trenni näide oli hea, 5 kindla arusaamiseni, et pean suutma lahti saada sisemisest vajadusest koheselt ehk siis iga kord tulemust näha. Lahendaks ka põhilise probleemi, et ei alusta, kuna kohe pole mingit progressi ja tulemust näha, et kõik plaanid mõistlikult kirja panna, mitte peast tükatuna hoida. Väga nõus. Selle viimase mõttega ka, et mida selgemalt sa paned kirja endale asju, seda lihtsam sul mõõta pärast asju. Et kirja panemine surub sind kuidagi juba nagu nii-öelda mõtteid nagu kristalliseerida millekski konkreetsemaks. Et mõelda on hästi lihtne nagu abstraktselt, et et nagu ma ei tea, võiks nagu heasse vormi saada. Aga kui sa selle kirja paned, siis tekib juba tihti sihuke nagu kohe küsida, okei, heasse vormi, mis see tähendab? Ja sealt saad hakata detailsemaks minema, et kas sa tahad oma jõudu tõsta, vastupidavust tõsta, mida iganes tõsta ja kuidas seda asja nagu täpsemalt veel määratleda. Et mõtted on tihti nagu abstraktsemad kui sinu kirjutised. See on hea põhjus, miks asjade kirja panemist promoda. Väga head küsimused olnud, sellele on ka hea meel. See on alati nagu hästi armas, kui tulevad head küsimused, kuna see näitab, et inimesed on nagu tegelikult kaasa mõelnud. See on alati see, et kui küsimusi pole, siis on see, et okei, kas saadi kõigest aru või ei saadud millestki aru. Enamasti viimane on tõenäolisem. Ehk siis mul on hea meel, kui tulevad head küsimused. aga nunnu, aga hakkame siis otsi kokku tõmbama. ühesõnaga, täna südaööni on võimalik siis liituda soodushinnaga. Selleks lihtsalt ma korra näitan, kuidas see käib ka. Et mingit erilinki ma selleks ei tee. Lihtsalt nõndamoodi, et lähed siia lehele, vajutad sedasama hüppa pardale nuppu, avaneb seesama tavaline maksmise kast ja lihtsalt nii-öelda ütlen suuliselt ära praegu kõigile, et kuni südaööni, kes paneb, et muuda summat ja kirjutab siia 440, siis nii-öelda see on okei ja kõik saavad sisse. Ja see info siis nii-öelda on nende auks, kes on lõpuni vastu pidanud. Uudiskirjadesse läheb välja see tavahind 550. väga hea. Ja nagu ikka, ma siis üritan järgmine kuu midagi umbes sarnase webinari jälle maha pidada ja kasutangi veel võib-olla praegu juhust ja küsin, et kas on mõni teema, mis kõnetaks nii palju, et sellest võiks ka nagu eraldi webinari teha. Need saan arvesse võtta ja siis järgmise kuu plaanidesse integreerida. Samuti kõik, kes webinarile ennast kirja panid, liitusid ka minu uudiskirjaga. Ehk siis, kui järgmine webinar tuleb, siis saad selle kohta esimeste seas juba mm, info kätte ja ei pea otsima sealt Instagramist neid jutukesi.
ahah, tuli küsimus. Millise mõttevea avastamisest ja parandamisest on sul eriti hea meel nüüd tagantjärgi? ma ütleks, et ikkagi seesama enesekindlus. ma elasin pikalt selle nagu teadmisega, et on võimalik olla nagu nii-öelda kõrk ja upsakas ja võimalik elada nagu siukse nagu madala enesehinnaga. et üks on see, et nagu, et meri põlvini ja teine on sihuke see, et ma olen sihuke nagu väike tegelane ja ma ei peaks endast liiga palju mõtlema ja ma ei peaks liiga palju suud lahti tegema ja kuna mulle tundus, et sihuke nagu kõrk ja upsakas inimene on ebameeldiv, siis tundus, et ainuke alternatiiv, et kui ma seda ei taha olla, on olla selline nagu inimene, kes kuidagi teeb ennast natuke nagu väikseks või üritab endast nagu mitte liiga palju arvata. ja ma ei näinud nagu seal mingit kolmandat valikut justkui. ja see minu jaoks on väga suuresti kindlasti minu elu muutnud, et ma olen avastanud selle, mis see enesekindlus nagu tähendab. nii et ma julgen olla teadlik enda tugevustest ja saavutustest ja headest omadustest ja võtta teist tänu vastu nagu niimoodi siiralt. muuseas viskan siis kõigile, kes on veel kohale jäänud, ühe lisa enesekindluse arendamise nipi välja, see on nüüd üks nendest, mida me selle väljakutses ka rääkima hakkame, on teiste tänu vastuvõtmise oskus. et ma olen saanud paremaks kindlasti selles, et mul on lihtsam nagu lasta sisse teiste häid sõnu, sest mul on arusaam, et see on tegelikult hea, et ma tean enda tugevusi. ja ma arvan, ma ei oleks ettevõtja ja ma ei oleks koolitaja, kui ma ei oleks seda enesekindluse teemat nagu lahti naksanud. siis ma oleks tõenäoliselt selline inimene, kes nagu elabki meelega sihukest natuke nagu keskpärasemat elu. et jah, ma arvan, et üks mõtteviga, mille parandamine on kõige rohkem tulu toonud, on seesama enesekindlus. tuli ka üks järgmise webinari mõte, et kuidas enda juures kliente hoida. ma arvan, kahtlemata oluline teema. aga on noh, võtame kõik mõtted vastu ja võtame arvesse. tuli veel hea teema, et kui on ägedaid ideid on palju, kuidas saada aru, kuhu panna põhifookus mm. see on üks teema, mis ma olen täitsa seal väljakutses ka tulemas, ta käib sellesse samasse nagu teotahte moodulisse. just selle nagu tasuvuse all, et kas see tasub ennast ära nii-öelda. ma põgusalt mainisin sellist tööriista nagu 5 prioriteeti. aga jaa, see on kindlasti teema, millest võiks pikemalt rääkida ja täitsa hea kandidaat ka webinari jaoks. teema ei tea veel, kuidas võtta ühendust potentsiaalsete klientidega, kes pole sinust varem kuulnud. kahtlemata ka hea ja vajalik teema. see on ka minu meelest, see on jällegi tegelikult selle enesekindlusega väga hästi seotud. et seda, kes on kunagi ükskõik mis müüki teinud, teab seda, et kui sa ise ei usu, et see, mis sa teed, on nagu õige asi, väga vähe tõenäoline, et nagu sa suudad panna enda kliendi uskuma, et see, mis sa teed, on õige asi. ma näen seda nii palju, et kui keegi tuleb mulle müüma midagi ja ma näen, et ta ise ka ei usu, et see on nagu õige asi, aga ma kuulen nagu praegu kassettmakki otsas nagu juttu käima, et tere, kas te soovite vahetada pensionifondi? mul on pakkuda teile selline fond. meie fond on väga hea järgmistel põhjustel. ja saad aru, et ma küsin kaasa, et kuule, et aga kas sa ise ka seda fondi kasutad? et see, kui inimene näeb, et see, kes müüb, nagu on ise seisukohal, et see on õige asi, mis ta teeb. minu meelest on üks peamisi asju, mis loovad seda enesekindlust. see on minu meelest ka see, miks nii-öelda koolitajad ja ma ise ka siis, me anname oma koolitustele neid garantiisid. et see, et ma ütlen sulle, et okei, kui sulle ei meeldi, siis minu kulul saad oma raha tagasi. see on, sellega ma demonstreerin seda, et ma ise usun enda koolitusse. ja ma ei palu sinul uskuda millessegi, millesse ma ise ei usu. ma olen käinud koolitustel, kus mulle natuke tundub, et nii-öelda nad on väga head müügimehed seda koolitust müüma. ja selle koolituse elluviimine on sihuke nagu so-so. paraku mul on siukseid kogemusi olnud all.
ja nendel enamasti mingit garantiid ei ole, sellepärast et nad teavad ette, et inimesed tulevad, kui nad müüa oskavad, aga nad ei ole võib-olla nagu huvitatud või nagu nende eesmärk ei ole niivõrd see, et inimesed pärast tunneks, et nad rahuga sellega on. ja ma arvan, et selline nagu iseenda tootesse uskumine on üks asi, mis eriti kui sa võõra inimesega ühendust võtad, mis on suur, suur teema. see on ka, ma arvan, see, miks näiteks mingil määral, ma arvan, võib öelda, et erinevad missionärid on väga edukad, need on nagu müügimehed, sellepärast et nad ise siiralt 100% usuvad seda, mida nad räägivad. et raske on konkureerida inimesega, kes on täielikult kindel, et see, mis ta räägib, on nagu puhas kuld. ja ma arvan, et see on tegelikult hea üldprintsiip ükskõik mille kohta, mida sa turundad või müüd, et kui sa ise arvad, et sa teed õiget asja, siis seda nagu see kindlus nagu kandub sinu kliendile ka üle. nõnda, väga hea, tänud teemade eest. aga tõmbame siis täna selle väli kokku ja loodan teist nii mõningaid näha siis väljakutses. seal ka kõiki kindlasti ei näe, kuna grupp on ainult 15. küll aga loodan, et näen teid järgmine kuuIsugur webinaril ja võite mulle ka emaili peale visata mõtteid selle kohta, et mis teemadest veel tahaks kuulda või mida iganes muud, mis tundub, et võiks olla hea ja kasulik. Päev, aga tänan kõiki tulemast. üle poole inimestest on siiamaani alles. see on muuseas päris hea, mul on selle üle siiralt hea meel. ja soovin siis ilusat kevadet ja loodetavasti kohtumiseni juba peatselt.